Nii ja hei sulle ja mul on hea meel, et sa tulid siia webinarile ja need, kes vaatavad järgi, siis ma loodan, et sa saad endale sobival ajal seda järgi vaadata. Ja täna on meil siis selline äge webinar, et kas sinust võiks saada coach. Ja kui sa siin webinaril oled, siis ilmselgelt on sul siis mõtted, et kas sa nagu tahaksid, kas sinust võiks saada coach või sa juba oled coach ja sa lihtsalt tahad kuulda võib-olla minu lugu või küsimusi mulle. Et igal juhul sa võid hästi toredasti võid mul kogu aeg siin küsida, mis iganes asju sa tahad. Ja meil on ka slaidid ja ma hea meelega nagu, sa võidki mulle võib-olla öelda tšau siin üldse chatis ja võid mulle öelda ka, et kas sa juba nagu oled coach või sa tunned juba huvi, et siis ma tean ka natukene, see võib-olla on erinev see ka, et kui te siin kõik coach'id juba olete, onju, versus see, et kui sa alles mõtled selleks saada. Nii et väga palju tuttavaid nägusid siin juba praegu. Ja ma jagan kohe sulle ka slaide, mis me oleme nagu siin valmistanud, minu ilus tore tiim tegi meile väga ilusad slaidid tänaseks. Nii et ma alustan kohe slaidide jagamisega. Nii et loodetavasti sa näed neid, nii et anna mulle teada, kas sul tulid ette slaidid, jah. Ja anna teada, kui sa juba oled coach, et sa võid julgelt panna oma siit infot, et minu coach'i teekond on siis päris pikk olnud, nii et tegelikult minu haridus nagu põhiline haridus on ikkagi Tartu Ülikoolist, et aastakümneid tagasi väga-väga ammu õppisin ettevõtte majandust ülikoolis, eriala oli mul juhtimine, välismajandus, rahandus on ju, finants on ju. Ja siis ma olin väga kaua olin üldse sellises nii-öelda corporate sektoris ehk siis täiesti palgatöötaja on ju. Mul õnnestus saada valituks tööle, olin siin Tartus Seppeli keskuse juhataja 3 aastat, kui see avati, ta oli väga Tartu suurim keskus tol korral ja Kangas ja Nööbi ärijuht. Ja siis ühel hetkel ma otsustasin, et ma hakkan ka nagu ettevõtjaks, sellepärast et see ettevõtja pisik on mul olnud lapsest peale, ma olen väga ettevõtlik olnud. Ja, ja siis juba mul hakkasid sündima lapsed, nii et ribiradu pidi meil sündis 4 last, on ju. Ja selle kõige kõrvalt, kui ma hakkasin tulema tagasi 10 aastat tagasi, kui ma alustasin oma ettevõtet, siis tegelikult esimene asi, ma tahtsin tulla nagu üldse inimesi aitama nagu terapeudi või praktikuna või üldse õpetada mingeid meetodeid, mis aitavad tavaelus nagu õnnelikumat elu luua. Jah. Ja, ja tegelikult praegu ma põhimõtteliselt ma räägin sulle täna ka läbi, mis vahe sellel on, kas sa oled nagu kogemusnõustaja või sa oled coach või mentor või terapeut või mingi praktikat teed, on ju. Ma räägin ka sellest läbi sellepärast, et need on hästi erinevad, et kuidas me neid sessioone siin teeme, on ju, kui sa ise nagu tead, see coaching on pigem selline tulevikku suunatud asi ja teraapia on siis minevikku suunatud asi, et kui ma siin teen hüpnoosi teiega või tegeleme mingite alateadlike lahti laskmistega, ma ei tea, perekonnalepingud, mis iganes, see kõik on selline asi, mis on seotud minevikuga ja coaching on siis tegelikult see, kus sul enda seest tulevad välja need nii-öelda järgmised sammud ja tegevused, nii et coaching on hästi suunatud sellele, et miks sul on vaja seda asja teha ja kes sa pead olema selleks, et seda asja teha, on ju. Jah, nii et ma loodan, et see natuke selgitab seda, et kuidas on minu coach'i nagu see taust on olnud hästi palju, ma olen hästi palju erinevaid sertifikaate teinud, et ma olen selline elupõhine nagu õppija, mul on hästi palju erinevaid coach'i sertifikaate tehtud. Ja ma ise olen ka juba aastaid koolitanud coach'e Eestis. Olen praegu ka Töötukassa koostööpartner, küll mitte coach'ide koolitamises, seda Töötukassa ei rahasta, on ju. Aga põhimõtteliselt on olnud siis mul päris palju siis õpilasi, kes praegu sa võib-olla vaatad, et vot Eesti coaching'u maailmas tegijaid on päris paljud keda mina olen ka toetanud. Mis siin veel võib-olla oluline ongi see, et võib-olla mina kombineerin seda ka mentorlusega, et kuna ma olen selline praktik, on ju, et ma äh, tegelikult ärikoolitajaks, äricoach'iks sain eelkõige, kellelgi läks nüüd see mikrofon siin kogemata vist sisse. Ma korra aitan sind, et sa ajad selle välja, sest muidu teistel on paha kuulata. Nii, vaatame kohe.
nii, sai kord ära. Et meil on ka, et see mentorlus on siis see, mis on minu mentorlus, on see, et miks ma olen koolitanud inimesi väga palju, sellepärast et ma olen midagi teinud, mis töötab, mis ma ise olen leidnud, et töötab, on ju, ja ma olen mentordanud teisi, on ju, et sina ei pea 10 aastat seda tegema, mida mina teen, ma aitan sind nii-öelda, annan sulle nii-öelda selle kiirtee selles tegemises, on ju. Nii et mentor on siis see, kes on juba midagi nagu ees läinud, on ju, ja võib sulle anda mingeid juhiseid, on ju. Ma võin sulle mentordada sulle, kuidas teha webinari või mentordada, kuidas teha väljakutset või mentordada sulle, kuidas tiimi ehitada või igast asju saan mentordada, on ju. Nii et ma võin erinevaid asju sulle mentorida, kuidas saada kliente, on ju, kõik selline asi, see on tegelikult mentorlus. Ja lisaks ma olen ka juba aastaid ai koolitaja, et teen regulaarselt siis erinevaid koolitusi, praegu teen chati koolitusi, ai koolitusi, üldiseid cloud'i koolitusi, on ju. Mitte ainult oma ettevõtte sees, vaid ka teistele ettevõtetele, on ju. Sest ai on selline asi, et mis see on nagu revolutsioon, see on umbes sama, mis internet tuli aastakümneid tagasi, on ju. Et see oli nagu midagi täiesti muudab, et ai on samamoodi, et kui sa nagu saad aru selles mõttes, et coaching on väga palju see, mida ei saa sul ai asendada, on ju. Et coaching või selline mentorlus on ju, et seda ta ei tea sinu lugusid, asju, ta ei oska sinu tugevusi niimoodi vaadata ikka nagu päris inimene vaatab, nii et coaching on selles mõttes hea valdkond, et seda ei ähvarda väga palju ai ja samamoodi teraapia on ju, igasugused psühholoogid, terapeudid, samamoodi ai ei ähvarda neid, on ju, sellepärast inimesed vajavad seda üks-ühele asja, on ju. Et küll aga ai väga palju asendab muid asju, mis minul on praegu just, lõpetasin sel nädalal koostöö veel ühe oma virtuaalse assistendiga, just sel põhjusel ka, et ai asendab nii palju juba, et kui mul oli aastaid tagasi inimesi oli 5 assistenti, siis praegu on mul ainult üks ja see on ka ainult üks kord nädalas ühe päeva, on ju. Nii et noh, tegelikult ai nagu võtab väga palju asju enda kanda, on ju, olete ise näinud ka, on ju. Nii et coaching on just see asi, millega saad siis nagu anda lisaväärtust, on ju, et ükskõik, mis valdkonnas sa oled, on ju, sa saad alati aidata inimesi, kuidas nad saaksid paremaks, sest inimene on ikka selline noh, selline patune ja pahedega inimene on ju, väga palju vigadega on ju, et ta ikkagi maadleb oma raskustega, et samamoodi jäävad need toitumisnõustajad ja treeningukavade tegijad ja treenerid jõusaalides. Et samamoodi jäävad ka siis nii-öelda need inimesed, kes aitavad teisi edasi, on ju. Nii et siin on ka siis ma loodan, et see annab sulle nagu selgust, et kui sa oled coach või sa tahad coach'iks saada, siis seda coaching ut saab igasugustele asjadele siis laiendada. Et ma räägin ka, et kuidas see sinu puhul nagu töötaks. Nii, aga vaatame edasi. Miks ma valisin üldse selle, miks ma seda kõike teen, ongi see, et ajavabadus on minul hästi oluline, on ju. Et mul on kindel aeg, kuna inimesed saavad teha, mul on hästi oluline teha asju enda ajal, on ju, ma olen ise projektor, on ju, mul on hästi oluline, ma saaksin asju teha siis, kui mina tahan neid teha, jah. Ja olgu, mul on tegelikult ju segavad tegurid ka, võiks öelda nii-öelda, on ju, ma 4 last, on ju. Ehk siis kõige selle nagu kokkupanek on hästi oluline, et kus see tõesti coach'i töö annab sulle selle, et sa saad ise valida, millal sa seda teed, on ju. Ja kui sa just ei lähe mingisse ettevõttesse, on ju, täiskohaga coach'iks, sest paljud ettevõtted tegelikult tahavad ka täiskohaga coach'i oma tiimidesse, on ju. Nii et on erinevaid valikuid, aga noh, minul on näiteks nii, et eile õhtul ma olin ühel webinaril ja seal täiesti ma olin osaleja ja üks inimene lihtsalt kirjutas mulle ja õhtul kell 9 tahtis minule panna sessiooni ja panigi sessiooni minule siis nagu kirja ja ma sain, noh, põhimõtteliselt ta saigi valida need ajad, mis mulle sobivad, on ju, nii et ma olin juba, saan ka anda talle need ajad, mis mul on ja enne siis loomulikult vaatan, on ju, mis ajad mul üldse on, mida ma saan klientidega veeta, on ju. Nii et see on, kui sulle meeldib selline oma aja peremees olemine, siis coaching ja üldse selline mentorlus, teraapiad ja selline asi, see on nagu väga, väga hea asi, sellepärast et inimesed tegelikult erinevatel aegadel tahavad sessioone saada.
et mina ka nagu, neid sessioone mina teen enamus, ma sel kuul ei olegi kontoris ühtegi sessiooni teinud, et mul on küll aparaaditehases ruumid, kus ma saan teid kõiki kutsuda, on ju, vastuvõtule. mul on alati inimesed valinud Zoomi sessioone sel kuul. nii et eelmisel kuul mul küll olid mõned kontoris ka, on ju, aga enamus inimesi tegelikult tahab teha Zoomis seda, on ju, ja Zoomi sessioone sa saad teha, ma olen teinud telefonis, ma olen teinud arvutis, on ju, ma olen teinud mis iganes seadmes sa saad teha, kui sul oma seadet ei ole, kellegi teise kontole sisse logida, on ju. et selles mõttes ta annab sulle ikkagi väga vaja, noh, seal ei ole ka väga suurt nagu algkapitali vaja, on ju, sul on vaja lihtsalt seda telefoni või arvutit, on ju. ja tänapäeva seadmed on nii head, et kui veel, ma ei tea, 5 aastat tagasi oli väga vahe, milline arvuti mikrofon sul on, siis täna ma töötan kõige odavama arvutiga, onju. et mul on täiesti, noh, mitte kõige odavam, aga noh, selles mõttes mul ei ole mingit spetsiaalset tehnikat, mida sa siin võiksid näha, mul on ju kõrval, et mul mingid erinevad kaamerad ja mikrofonid. tänapäeva tehnika on nii heal tasemel, et tegelikult see investeering on ka päris väike, mis selle jaoks vajalik on, onju. Küll sa pead teadma mingeid nippe, on ju, näiteks, et su taust on ju, et ei ole plurri, on ju, on kena, on alati korras, on ju, viisakas, on ju. sul ei saa olla mingid, noh, ühesõnaga, mis tehnikat kasutada, kui sul on karjuvad lapsed taga, on ju, on olemas teatud äpid, mis võtavad selle karjumise ära, klient ei kuule ja nii edasi, on ju. et sellised trikid on kõik olemas, on ju. nii ja tegelikult ka, kui sul tegelikult ongi see karjuv kass või koer või laps taustal, on ju, ega see tegelikult tänapäeva arvutid summutavad selle heli nii ära, et ega seal väga kuulda ei ole ka, on ju, kui sul keegi on seal, on ju. nii et see on kõik meie kahe kõrva vahel kinni. mina ka täna siin teen täiesti oma kontoris, kodukontoris seda webinari siin. ma võiksin küll teha kontoris, on ju, aga ma täna teen teiega siin, on ju. nii et kui sa oled alateadvuse väljakutsel sel nädalal, siis sa näed, et mul on kontori taust seal, mul on see väike podcast'i ruum, kus ma teen neid videosid. see video on mul hoopis tehtud siin kõrvaltoas on mul magamistuba, onju. nii et mis iganes põhjused sa mõtled, et oo, et mul on kõik asjad nagu ma ei saa seda lisatööd teha või ma ei saa inimesi võtta, siis see ei pea, see kindlasti ei ole ka coach'iks või terapeutiks olemine, ei ole ka töö, mida sa teed 8 tundi päevas, onju. et miks ma seda ütlen, sellepärast, et sa lihtsalt ei jaksa 8 tundi päevas teha seda tööd nii intensiivselt ja hästi, onju. et mina lihtsalt võib-olla see võibki olla, et oo, et ma nüüd hakkangi hommikul tegema ja teen jutti, siis mina olen selles kohas olnud, kui ma alustasin oma firmat 10 aastat tagasi, siis ma jõudsin poole aastaga läbipõlemisse, nii et ma pidin haiglas oma une paika panema ja oma söömise ja muud asjad, on ju, 2 nädalat olin haiglas. millest see tuli, sellepärast et mul oli lihtsalt nii suur klientide torm, on ju, et ma panin endale järjest kohtumised iga poole tunni tagant ja oligi ainult vist lõunapaus, on ju. nii et ma projektorina Human Designis põlesin hästi kiiresti läbi. jah, nii et kliente on meeletult palju, sa vaata ise, mis ühiskonnas toimub, on ju. hea uudis on see, et sina saad kliente valida. mina ka ainult kirjutan neile klientidele, kes ma tunnen, et oh, mulle inimestena täiega meeldivad, on ju, tahan nendega töötada, on ju. ma päris paljudele klientidele ütlen ka ei, on ju. ehk siis ma ei ütle ei, aga ma võib-olla ütlengi, et vot ei sobi või ma soovitan kedagi teist, on ju. et minu jaoks see klient, kellega ma tahan töötada, on see, kes on tal on see tahtmine töötada juba tõesti 7, 8, 9 sajast või 10 punkti süsteemil, on ju, no pigem juba 8, 9, 10, on ju. ehk siis noh, ma tahan oma aega niimoodi veeta, et see tõesti, see klient saab nagu, noh, ta tulebki juba siis, kui tal juba tegelikult on juba üsna valus probleem juba, on ju. ja ja see tähendab seda, et neid kliente on tõesti palju, on ju, kes tahaksid töötada erinevate inimestega ja mina absoluutselt ka ei ühendu väga paljude klientidega, on ju, et ma olen kindlasti, kui sa oled minust vanem või noorem või sa oled hoopis meessoost, on ju, see on hoopis teine asi siis, mis siis on ju, inimesed tahavad erinevate klientide või erinevate coach'ide, terapeutidega rääkida. nii ma pean korraks vaatama siin natukene. Heli oli mingi apsakas, aga vist ei ole korda. nii et kuidas see sind kõnetab, kas ma tahan sulle nagu täiesti rääkida nii, nagu see päriselt on, sellepärast et ma ise olen ka
mingeid selliseid otsuseid proovinud teha elus, mis ma pärast vaatan, et oh, et ma tegelikult ei taha seda teha. näiteks eelmisel aastal ma õppisin võlanõustajaks. Tegi kõik eksamid ära ja siis ma sain aru, et see ei ole mitte see, see ei ole klient, kellega ma tahan tegelikult töötada, onju. Nii et erinevad asjad, et sa peadki proovima neid asju ja ma loodan, et sa saad selle webinari nüüd tulemusena, saad natuke rohkem selgema pilgu ja võib-olla selle ka, et kas sa tahad üldse seda teha või sa üldse ei taha, sest kõige hullem on see, et sa paned mingi hullu asja sinna ja tegelikult see, noh, alati, kui me midagi teeme, loomulikult me õpime ja me saame targemaks ja võib-olla oma elus saame paremaid otsuseid teha, onju. Aga noh, kas seal on mõtet nii palju aega nagu kulutada mingite asjade peale, onju. Ma loodan, et sa saad aru minust, mis ma mõtlen. nii. Nii et mulle meeldib hästi palju hoobisid teha ja see tõesti see töökorraldus, mis mul on ju, ma mõni nädal töötan 20 tundi, mõni nädal ma töötan 1-2 tundi, onju. nii et see on tõesti, juulikuu olen vabaks võtnud, detsembri vabaks ja ma olen selle hästi saanud selle äri praegu toimima niimoodi, mis on minu pere järgi. ja kliendid on rõõmsad, onju, toovad lilli, annavad teada, kui läheb hästi, onju. Loomulikult mulle meeldivad kliendid, kes väga järjepidevalt endaga töötavad, onju. ja neid on õnneks mul piisavalt palju. Äh, ja tunnustus on ka see, et meil on ettevõte olnud nüüd vist 6 aastat. varem me lihtsalt ei osalenud seal konkursil vist onju, Äripäeva top koolitusettevõte onju ja oleme ka usaldusväärne ettevõte Äripäeva nimekirjas ja nii edasi, et see kõik näitab ka, et tegelikult on toredaid kliente, kes nagu näed, enamus on naised onju. väga paljud on ise emad onju või lapsed on pesast välja juba kasvanud, et ma nagu tõesti nagu minu üks suur asi on ka see, et ma õpetan seda, et kuidas saada siis seda tasakaalu, on ju, et kuidas sa nagu teha seda tööd niimoodi, et sa samal ajal on ju jõuad lõunasööki teha ja vahepeal ja siis on jälle klienditöö ja muud asjad, on ju. nii et ma tegelikult ma olengi seda väga usku, et naistel on nii palju oskusi meil juba nii-öelda kaasasündinud, onju, ja eluga oled õppinud juurde, et meil on hästi palju need igasugused ülekantavad oskused, onju. nii et võib-olla selle coach'i või üldse toetamise juures, inimeste juures ongi neid erinevaid ülekantavaid oskusi, mis sulle kasuks tulevad, et näiteks minu enda virtuaalassistendid või kliendid, kes on olnud virtuaalassistendid, on väga heaks coach'iks siin Eestis saanud, onju. samamoodi on noh, loomulikult, kui sa oled ema, on ju, lapsevanem, siis see ka tegelikult juba, sul on mingid oskused, on ju, mida sa võib-olla oskad. võib-olla sa oskad hästi klienti kuulata näiteks, on ju, või oled sa olnud näiteks meditsiinivaldkonnas, on ju, et paljud kliendid, kes on tulnud coach'i programmidesse, on ka meditsiinitaustaga, on ju. et see annab ka nagu selliseid teistmoodi oskusi, teadmisi, on ju, et sul see pagas, kui sa seda hakkad seda ühel hetkel tegema ja tavaliselt sinna coaching usse lähevadki inimesed, kes juba, kellel nagu on nagu mingi elukogemus, on ju, et neil on nagu midagi jagada, on ju. ja võib-olla oled sa töötanud mingis ettevõttes ja sa näedki, et vot, et mu kliendid kogu aeg teevad mingeid kindlaid vigasid, on ju. näiteks mul üks klient oli raamatupidaja ja tema nägi täpselt, et kuidas ettevõtjad ei oska näiteks raha planeerida, onju. jah, ma ei tea, kas siin on mõni raamatupidaja või kes teab seda, et väga paljud, neil tuleb raha sisse ja kohe see raha läheb minema, onju. või tulebki juba aukudesse see raha kuskilt, onju. nii et ja ta hakkaski coach ima siis näiteks naisettevõtjaid, et kuidas paremini juhtida raha, onju. nii et seal on nagu mega suur raha selles nišis, onju. sellepärast, et enamus naisi ei oska raha juhtida. nii, nii et mis need ülekantuvad oskused on siin, ma võtsin täiesti sellise, ma olen ka karjäärinõustajate ühingus, ma olen nagu see töökarjäär, mulle hästi nagu huvitab naiste selline innustamine, onju. ja seal oli selline väga hea materjal tööelu üldoskuste liigituseks, et tegelikult kui sa juba vaatad, et kas sinust võiks saada coach selle mõttega, et esiteks, et kas sul on enesejuhtimisoskused, onju. et kui sa ikka ei ole seda enesejuhtimisoskust, onju, noh, olgem ausalt, et kui sa ikka oled tubli, käid trennis ja ei ole ülekaalus, siis ilmselgelt sa oskad ennast juhtida, onju. jah, nii et see on nagu see suur asi, et kui sa ikkagi ja siis oskad teisi ka toetada, onju.
Siis mõtlemisoskused, absoluutselt, et võib-olla sul on väga hea analüüsioskus, on ju, matemaatiline kirjaoskus, sa oskad ruumiliselt mõelda, sa näed kuidagi struktuure, on ju. väga paljud inimesed seda ei oska, jah. väga paljud inimesed ei oska näha nagu mingeid asju või ma teen selle otsuse, mis see siis minu, ma ei tea, pikemas perspektiivis minu jaoks tähendab, on ju. Ja õppimisoskus ka, et kui sa juba oled nagu noh, inimesed, üks mu klientidest hakkas aja coach'iks näiteks, on ju, et lihtsalt ta oli õpetaja enne ja ta hakkas õpetaja inimestele, kuidas oma aega planeerida, et teha tööülesandeid ära, on ju, või kooliülesandeid, on ju. Nii et seal ongi vaadata, et kui sa midagi ise väga hästi oskad, siis see on sinu nii-öelda selline ebaaus eelis, on ju. et see ebaaus eelis on selles mõttes täiesti ametlik termin, mis see tähendab seda, et minul näiteks ebaaus eelis see, et minu vanemad on mõlemad arstid, on ju, et ma olen väga palju arstide maailmaga kokku puutunud, on ju. ja tänu sellele ma hakkasin inimestele õpetama seda, et kuidas nagu ilma ravimiteta oma keha tervendada, on ju, oma meelt heas kohas hoida, on ju. sellepärast, et mul oli nagu mega hea kool kodus, on ju. ja siis samamoodi oli mulle nagu oluline see, et kui sa oled arst, on ju, või üldse meditsiinivaldkonnas, siis tegelikult see on minu arust väga ennast ohverdav töö üldse, kui keegi valib mingi meditsiinivaldkonna, siis minul on ka müts maas, seepärast et see on nii ennast ohverdav ja mitte ainult ennast, vaid ka tegelikult peret, et mina arsti lapsena, on ju, nägin ema ikkagi suht vähe, on ju, et mind ikkagi kasvatasid vanavanemad, on ju. nii et see oli nagu siis ka nagu, mis sinul veel on nagu, sa võib-olla, kui sa kuskil Ameerika turul ma näiteks olen, siis ma pean väga hästi teadma, et minu valge nahk on näiteks minul ebaaus eelis, on ju, on ju. minu väga palju juba minu vanus on ju, välimus on ju, see kõik on nagu ebaaus eelis tegelikult, on ju. see, kui sa oskad keeli, on ju, näiteks inglise keelt, on ju, mis iganes keelt sa oskad, saksa keelt, mul on kliendid, kes erinevalt keeltes ka teevad, on ju, tööd, on ju, hispaania keeles, on ju. Samamoodi on ebaaus eelis see näiteks, kui sa noh, ütleme veel mingeid tutvusi on või näiteks on ju, jah. ja ma kutsusin siin, noh, mul on ka päris paljud kliendid, kes on käinud minu klientidele abi tegemas või webinare või midagi aitamas. sa ei saa tunnetada, on ju. samamoodi mina ülikoolis tunnen mu kursavennad on ju, kursaõed on ju, kellega ma suhtlen, on ju. loomulikult mingid uksed on mul rohkem lahti kui teistel olnud, on ju, elus on ju. nii et eks see ongi ebaaus eelis ja see ei kao kuskile ära ja siis sa võidki mõelda, et mis on sinul praegu see ebaaus eelis. võib-olla sul on mingi taust, on ju, võib-olla sa, ma ei tea, oled elanud poole elu kuskil, ma ei tea, Soomes või USA-s või kuskil, et sul on nagu võrdlusmoment, on ju, sul on mingid teised ühendused, keeleoskus, on ju, need on kõik sellised asjad, mis me tihti enda juures ei näe neid asju, on ju. minu ebaaus eelis oli ka see, et ma olen äärmiselt ülitundlik, on ju. ma olen selline tajuja, on ju, inimene tuleb minu juurde, ma kohe nagu tunnetan, kuidas ta ennast tunneb, on ju, ma tunnen oma kehast, tema emotsioone, on ju. väga intuitiivne olen, selgeltnägija, on ju. see on väga suur eelis, sellepärast et selgeltnägijaid ärikojuhtse väga Eestis ei ole tegelikult, on ju. maailmas üldse ei ole, on ju. nii et see on ka väga suur eelis, et ma nagu tunnetan neid asju, ma tunnetan, mis võib tulla, ma tunnetan mingeid inimestevahelisi suhteid. see on minu nagu väga suur eelis, jah. nii et vaata ka selle pilguga, et mis on sinu eelised, mida sa võib-olla praegu ei oskagi öelda, võib-olla ma ei tea, oskad kujundada Canvas väga hästi slaide või mingeid asju, et sa oled midagi kellegi teise jaoks teinud, mida sa saaksid nüüd iseenda jaoks näiteks teha, on ju. jah. kas sul tuleb praegu mõtteid, et sa näed natuke, et sul on või sul on väga hea, minu väga hea eelis on näiteks see, et ma olen oma mehega 30 aastat koos olnud, onju. et ma ei tea, keegi räägib mingi suhetest, siis ma võin kohe, ma ei tea, puistada midagi mingeid asju, et see on ka nagu credibility, et ma olen nagu, ma ei tea, 4 lapsega suutnud nagu selles abielus nagu ellu jääda, onju. ja samamoodi mu ettevõte on teinud pea 2 miljonit eurot müüki 10 aastaga, onju. nii et kõik need asjad nagu räägivad, et see ongi, sa ei lähe ju kellegi juurde mingi chat-GPT või ai koolitusele, kellel ei ole nagu ettevõtet või kes ei ole ettevõtja, kes ei ole praktik, on ju. et samamoodi, kui sa oled milleski praktik,
oled tegelikult teinud mingeid asju, sa võid öelda, et vot töötasin seal, on ju, olin selles kohas, on ju, tegin seda. see annab juba sulle väga-väga plusse siis tegelikult, et saada edukaks coach'ina. Siis läbimisoskused, sa siin näed, et läbimisoskused on igasugused need keeleoskused, meeskonnatöö ja koostööoskus. väga paljud inimesed seda ei ole, on ju, nad ei oska inimestega koos töötada. Ja tänapäeval on tõesti nii, et see on väga tore, kui sul on meeskond ja koostööoskus, aga ma ütlen ausalt, meil on alles kuude küsimus, kui ai võtab kõik need väga paljud töökohad üle, et nagu siin Rain Lõhmus ütles, et 800 inimesest 100 saab alles, on ju. Et ai lihtsalt praegu sa saad teha, noh, ta teeb kõiki asju sul niivõrd ruttu, ma ei räägi ainult ChatGPT-st, ma räägin ka cloud'i agentidest. sul ei ole tegelikult vaja mingit hullu suurt tiimi, on ju. Siis coach'ina ka, et väga paljud coach'id on ikkagi ühe mehe firmad nii-öelda, mees ja koer on ju. et ei ole vaja nagu, sa võid mõelda, et oh, et mul on vaja seda raamatupidajat, disainerit ja siis on mul vaja virtuaalset assistenti, on mul kindlasti 10 tükki vaja, kes kõiki asju teevad, on ju. tegelikult see ikkagi ei ole nii, on ju, tänapäeval on see ai on teinud sellise võidukäigu, et kui sa tead, kuidas seda kasutada, on ju, siis see hoiab sul ikkagi tuhandeid eurosid iga kuu kokku. minu palgafond oli noh, tõesti kümneid tuhandeid oli mu tiimis aastaid tagasi. et praegu on võimalik seda kõike kokku hoida, on ju, tänu ai-le. Jah, eestvedamine, kui sa oled algataja, et kliendil võib-olla ei ole seda algatamisoskust või su kliendil äkki ei ole lõpetamist väga paljud inimesed vajavad abi, et näiteks asju alustada või asju lõpetada. nii et kui sul on mingi selline väga hea omadus, et sa suudad kuidagi teha to-do listi, on ju, siis väga paljud inimesed seda ei oska. jah, nii et sa näed, mõnikord ongi nii, et sa pead nägema, mida inimesed teevad, mida nad ei tee ja väga suur asi on inimestel on ikkagi see tagasihoidmine, on ju, et ma ei saa millegipärast seda teha või ma ei julge mingit teha või ma kardan nähtavust või need energeetilised plokid, on ju. jah, et see on jälle see asi, et mida ei saa coach ida kedagi, et kuule, mine tee nüüd iga päev, ma ei tea, Facebook Live on ju. suure hädaga ta võib-olla paar päeva isegi teeb, aga siis ta kukub ära, on ju. me ei saa rääkida 10 aastast kogemusest, on ju. jah. Siis, mis peab olema ka tagasiside vastuvõtmine, see, et sa ei võta asju isiklikult, et tegelikult enamus kliente, kes tuleb sulle, kui sa nagu coach'ina töötad, nad ei hakka ju sulle ütlema, et kuule, et ma ei tea, sa ei ole hea coach, on ju, kuidas nad hääletavad jalgadega, on ju, et kui sa ei ole hea coach, on ju, siis nad ei tööta sinuga lihtsalt, on ju. ja, ja igasugune digitaalne kirjaoskus on väga hea, on ju. tänapäeval ikkagi ei saa ilma digitaalse kirjaoskuseta, et õnneks kõik need programmid on ka eesti keeles, on ju, et lihtsalt tulebki õppida ära, et kuidas mingid asjad teha, kuidas seda Zoom webinaris ikkagi teha, on ju, kuidas neid asju alustada, kuidas seda Zoom meeting ut teha, on ju. Need on need asjad, mis tulevad praktikaga, on ju. et mida rohkem sa midagi teed, seda rohkem sa paremaks saad. nii et ütle mulle ja chatis, et kui sa oled märganud seda, et kui sa mingit asja esimesed korrad ei oska, siis ühel hetkel sa hakkad siis oskama. ja ühel hetkel, kui sa ikka väga kaua mingit asja nagu pead ikka tegema, siis pärast sa oled täitsa pro, on ju. mina selle webinari tegemisega näiteks, kuna ma olen tuhandeid webinari teinud, on ju, siis ma lihtsalt täna nagu, ma ei tea, veel tund aega tagasi ma olin jõusaalis, on ju. on ju, ei närveldanud absoluutselt, et webinar tuleb, et oh, kuidas ma esinen nüüd, on ju. lihtsalt ma olen seda nii palju teinud ja see on mulle midagi väga loomulist. nii et kas sa näed, et sul on siin mingeid oskuseid, mida sa võiksid, kas sa praegu näed natuke teistmoodi enda oskuseid nagu praegu, et näed sa siit, anna mulle selle, mis sa näed, et mis oskus sul selline oleks, mis sul nagu tuleks kasuks või mis on see, mis on sinu nii-öelda ebaaus eelis, on ju. jah. nii et kas sa märkad, et sul on ja sa võid chati panna, et kui sul on mingi selline ebaaus eelis, on ju. ja ebaaus eelis on minul ka näiteks multitasking, on ju.
et võiks öeldakse, et oo, see on väga halb, et ärge tehke multitasking ut, onju. aga tegelikult multitasking on ka selline väga hea eelis, kui sa suudad teha, onju. et tavaliselt emad väga suudavad sellist asja, et joovad ühe käega kohvi ja siis scroll ivad telefonis või arvutis ja siis räägivad veel lapsega juttu, onju. ja veel teavad, kus mehe autovõtmed ka on, onju. et see on ainult suur eelis, onju, sellepärast et sa lihtsalt näitab, et sa suudadki nagu seda üldpilti nagu tajuda, mis see klient sulle infot annab, onju. Vaatame siis edasi. Ja ma loodan, et see natuke tõstab su enesekindlust, et sul on nii palju, siin ei ole nagu konkreetselt ei ole nagu coach'il on ju kindlad tehnikad, mida õpitakse, on ju, erinevad coach'id õpivad erinevaid tehnikaid, erinevad koolitused. lõppkokkuvõte on ikkagi see, et me peame coaching annab kliendile ju transformatsiooni, on ju. ma võtan korraks selle eest ära. nii, korra panen mute'i peale siin ühe uue saabuja, jah. et coaching tegelikult on see, et kui me räägime ai ajast, mis praegu on, siis on kahte tüüpi ärisid. ärid on, kas on info baasil ärid, on ju, või on siis transformatsiooniärid. kui sa oled info põhjal äris, siis see äri saab sul varsti otsa, sellepärast et ai juba praegu sa võid minna ja chat-GPT-sse küsida igasuguseid asju, on ju, kuidas teha, ma ei tea, seda või teist või kolmandat asja või Youtube'is vaadata, onju. aga noh, mina olengi transformatsiooniäris, onju, ehk siis ma aitan sul muutuda, teha seda nii-öelda, toetan sind selles rakendamises, onju, et ma võin sulle anda väga palju asju nii-öelda tasuta ära, onju, erinevatel webinaridel, koolitusel, aga see veel ei pane sind seda tegema. oled sa nõus sellega? onju, et sa võib-olla ma õpetan sulle, onju, kuidas teha mingeid asju, aga sa lihtsalt ei tee neid, onju. jah, onju, olete märganud seda asja, jah? et inimesed võivad teada, mida nad peavad tegema, aga nad ei tee seda, onju. see on täpselt sama asi, et kui ma võin öelda sulle, et okei, et vot siin on toitumiskava, onju, järgi seda ja sa saad nagu peenikeseks ja fitiks, onju. siis ikka inimesed, oo, ma ei tea, pole aega ja ei saa ja siis pärast ma ei tea, arst paneb noa kõrile, ütleb, et nüüd on vaja ja siis inimesed saavad, onju. ja no ma olen natuke sarnane, onju, ma päris nuga kõrile ei pane, aga midagi sinnapoole panen, onju, eks eks siis väga paljudel ongi vaja siis sellist asja ja ma olen just selline natukene, ma ei ole selline nii-öelda selline emme coach on ju, öeldakse, kas on emme coach või siis on selline nagu natukene see karmim coach. mõlemaid coach'e on vaja, et kui sa oled selline softikene, pehmekene, inimestel on vaja ka pehmeid coach'e, on ju. mina olen lihtsalt natuke selline, ütlen otse välja, ei kaunista väga asju. ütlen, et mis su valed uskumused on või mida on vaja täpselt teha ja kuna me selle teeme ja hoian su kätt, on ju. aga neid coach'e on ka väga vaja, kes noh, see ongi, noh, ma ei taha öelda nagu, et mingi leinanõustajad või sellised asjad, aga inimestel on ka vaja vahepeal abi, et lihtsalt millestki rääkida või kogeda läbi mingeid koos asju või kui inimene juba räägib, siis tegelikult ta saab väga palju selgust. oled nõus sellega, et kui inimene juba räägib midagi, onju. jah, oled ise ka rääkinud kellelegi ja pärast mõtled, issand, kui head mõtted, onju, jah. et võib-olla su abikaasa onju räägib sulle mingeid asju ja siis ta saab nii palju sealt kaasa võtta, onju, et ma coach in oma abikaasat väga palju, onju. meil on okei see, ma olen talle öelnud ka vahepeal, ma ütlesin, ma ei viitsi sind coach ida, siis me olime natuke tülist isegi sellepärast, onju, et ta mulle oma tööasju jagas, aga praegu meil on täiesti normaalne asi, et meil on erinevad ettevõtted ja siis me nii-öelda coach in teda vahepeal mingite asjadega, onju. nii et see on see teadlik otsus, on ju, et okei, nüüd on meil see asi me räägime sellest, on ju. nii et ja need tööriistad, mida sa õpid coach'iks õppimise ajal, need on täiesti endale kasutatavad, nii et ma tean, et siin on päris palju juba coach'e, kes on minu juures õppinud, kes ei ole minu juures õppinud, teiste juures, siis ma arvan, et põhikasu võib-olla ongi see, et iseenda jaoks, et sa saad endal väga palju ennast paremasse kohta, on ju, ütle mulle ja kui sa oled märganud seda, et selle kõige õpingu juures sa ise saad mingeid tehnikaid, võib-olla sa saad kodus oma laste pealt kasutada neid või mehe peal või või sõprade peal, et tegelikult need coach'i tehnikad tõesti on universaalsed. ja ma arvan, et sa saad ise ka väga palju nagu paremasse kohta, pluss kui sul on selline äge grupp, kellega koos coach'iga õppida, siis saad omavahel praktikaid teha, on ju, uusi sõpru, on ju, uus kogukond, on ju. see kõik on väga-väga selline
väga väärtuslik, on ju. Et kellegagi siis, kui sul endal on mingi teema, siis saab tegelikult sellist tasuta abi, ütleme siis nii, on ju, et vahetada sessioone, see on väga väärtuslik. Neid coach'i sertifitseerimisi on väga erinevaid, et tõesti, sa võid 100 € eest ka kuskilt Ameerikast saada mingi paberi, et sa oled käinud, aga põhiline, mis siis taga on tegelikult see, et kas sa tegelikult hakkad saama kliente, on ju, oled nõus minuga sellega? Et tore on küll, on ju, ise nagu, et oh, ma olen paberitega coach ja, aga noh, ma ei tea, raha ei saa sellest, on ju, või kliente ei saa või ei julge öelda, on ju. Ma ei ole veel nii enesekindel, sa ei ole võib-olla praktikat teinud, ei ole võib-olla seda 100 tundigi veel täis teinud, et saada seda sertifikaati kätte, on ju, mis iganes, on ju. Nii et kas sa oled nõus minuga selles osas, on ju? Et seal on erinevaid asju, mis vaadata ja inimesed tõesti, endal on nii palju teemasid, ei julgegi võib-olla ennast välja panna, on ju. Et ma nüüd teen või kirjutada kellelegi, et kuule, et hei, et tule mu sessioonile, et see maksab nii ja nii palju, on ju. Et veel vähem videos öelda sellist asja, on ju. Aga tegelikult inimesel see, ma arvan, et te kõik olete nõus sellega, et teraapia, coaching ja tervendamine on ainult hea, on ju. Isegi kui keegi väga valesti midagi teeb, on see ikkagi tore, on ju. Et ma arvan, et kui sa isegi oled kogenud mingit coaching ut, mis ei ole vastanud su ootustele, oled sa ikkagi midagi kaasa sealt saanud, on ju. On ju, nii et ei ole see, et nagu mingi hull ajaraisk on, nii et mina hea meelega praktiseerin teistega ja teen igast asju, olen erinevad, proovin hästi avada ennast. Sest tegelikult need inimesed, kes tulevad coach'i või teraapia või üldse õppesse, nad on tegelikult juba, nagu ma ütlesin, on selle elukogemusega, et neil on juba mingid, noh, neil on juba oma mingid õppetunnid elust tehtud ja neil on sulle midagi jagada, on ju. Et nad on ägedad inimesed, nad on kas olnud siis mingis ägedas valdkonnas tööl või nad oskavad lugusid sulle rääkida või sa lihtsalt nagu rikastad oma tutvusringkonda selliste intelligentsete ja toredate inimestega, on ju. Nii et või noh, tõesti, nad on nagu ka mingi väga hea eelised, nad on väga võib-olla intuitiivsed või sellised lihtsalt väga sellised ägedad inimesed, kes teevad väga kunstiga, tegelevad paljud coach'id, on ju. Et selles mõttes ma julgustan sind ikkagi mõtlema, et võib-olla see on see asi, kus võib-olla sa tunned ennast vahepeal üksikuna, on ju, et siis on nagu väga hea minna kohvile kellegagi või teha sessioone tõesti Zoom'is või kus iganes, on ju. Nii et see on selline väga selline hea vahend selleks, et inimesed on õnnelikumad siis, kui neil on sotsiaalsed suhted korras, on ju. Ja kui sa oled sellises kohas, et võib-olla väga ei käi mingites klubides ja üritustel ja siis see on juba hea selline, et kui sul on nii-öelda sõpruskond, et kellega ütled, kuule, tead, et mul on mure, et aita mind natuke, on ju. Ja see inimene aitab sind tegelikult siis ja sina teda vastu, on ju. Nii et ma olen sellistes kogukondades olnud juba väga pikalt, on ju, aastakümneid juba, et mul on siis kindlad inimesed, kes on mul nii-öelda, nad on võib-olla hoopis teises valdkonnas töötavad, on ju, aga ma iga hetk saan nendega siis istuda maha ja rääkida või nemad kirjutavad mulle, et me räägime, saame kokku või mis iganes, on ju. Nii et see on selline tore ressurss, mis sul on ju, mis teeb elu ilusamaks, on ju. Nii, aga vaatame siit siis neid slaidikesi edasi. Kui sul on küsimusi, pane mulle siia, ma vastan mingi aeg küsimustele ka ja kui sind üldse see ei huvita, ütled, et Heidi, räägi nüüd asjast, on ju, siis kirjuta mulle ka, et millest sa ootad, et ma räägiksin, on ju. Ja mida tähendab siis see coaching ja kes on siis üldse coach, on siis tegelikult, see on see coaching'u definitsioon, on siis coaching on arengusuhe, kus treener toetab klienti konkreetse isikliku või professionaalse eesmärgi saavutamisel, aidates neil ennast aidata, on ju. Ja coaching seisneb küsimuste esitamises, mis panevad klienti mõtlema, et nad leiaksid vastust enda seest, on ju. Nii et noh, tõesti, kui ma küsin seda, mida sa tegelikult tahad, on ju, siis väga paljud inimesed ütlevad, ma ei teagi, mida ma tahan, on ju, on ju. Mida sa see suvi tahad teha, on ju? Ma viskan selle kohe sellise hea küsimuse, on ju, sest minul on suvi juba suuresti planeeritud. Nii et inimesed tihti ei tea ja kui me ei tea, mida me tahame, siis me ei saa seda ka, on ju, sa oled kuulnud sellist juttu, on ju, jah. Nii et oluline on siis teada võimalikult selgelt, et mida sa siis nagu oled loomas, mis on su plaan, mida sa teed, on ju. Ja siis inimesed küsivadki, et Heidi, kuidas sa nii palju teed? Ja mul inimesed vahepeal Messengeris kirjutavad, et kuidas sina nii palju jõuad, on ju.
no mul on lihtsalt nii palju plaane, unistusi ja tahtmisi, onju, ma pean need kuidagi saama, onju. Ja siis ma teen neid asju. Ja mõned treenerid osutavad ainult coaching ut, enamik ühendab siis coaching'u siis mingi teiste tüüpidega, näiteks noh, mina olen ka human design'i õppinud, et ma nagu kombineerin ka mõnikord coaching ut human design'iga, et aitan inimesele aru saada, et mis ta human design on, et siis ta saab nagu näiteks aru, et vot minule toimuvad sellised nagu süsteemid on ju, või mikspärast ta mul partneriga suhe ei lähe, sellepärast näiteks, et tema on hoopis teine tüüp on ju. ja ma pean aru saama sellest, et seda ei saagi muuta, onju, et ma ei saa kangutada seda kuidagi, seda partnerit nagu selliseks teistsuguseks, onju. ja mina nimetan end äri coach'iks, kuigi ma ei kasuta oma klientide abistamiseks ainult coaching ut, onju, et nagu ma ütlesin, ma väga palju töötan alateadvuse meetoditega, ma olen kliiniline hüpnoterapeut nii-öelda kasutan erinevaid tehnikaid, siis mul on oma healing balance meetod, onju. Aga, aga mulle lihtsalt see äri nii väga meeldib, sellepärast et miks mulle meeldib, sellepärast et minu arust raha on elus väga oluline, mitte sellepärast, et nüüd ma ainult raha taga ajaksin, aga kui mul raha ei oleks, siis mul ei saaks lapsed väga palju asju teha, mida nad praegu teevad. Ma ei saaks reisida, onju. mul on nagu mingid asjad, mida ma tahan teha, onju. nii et minu arust mul on hästi palju peab silmad särama, kui inimesed saavad minuga töötades rohkem raha või sissetulekut, onju, tehes seda, mida nad armastavad, onju. nii et seepärast ma arvan, saan öelda äri coach enda kohta, onju, aga tegelikult ma olen ka tervise coach, seepärast et ma aitan ka näiteks neid terviseprobleeme inimestel lahti saada ja lihtsalt ma olen nagu valinud, et ma nagu tunnetan ennast rohkem äri coach'ina ise, minu identiteet on see äri coaching ja manifesteering ja muu sihuke värk, onju. Nii et see on väga erinev, et väga paljud inimesed ei saagi seda nišši nagu leida, sellepärast et neil on nii palju sellist segadust, et mis ma siis olen või keda ma siis aitan. Mentorlus, nüüd ma räägin mentorlusest ka, et mentorlus on siis see, et arengusuhe kogenud isiku, mentori ja õppida sooviva isiku vahel on ju, jah. Nii et ma olen olnud ka mentor nagu täiesti vabatahtlikuna Tartu Ülikoolis, olen olnud mentor üliõpilastele, magistrikraadi inimestele, et kuidas nad saaksid nagu paremini õppida, sest ma olen seda ülikooli nagu nii palju ikka seda uksi kulutanud siin erinevaid teaduskondi onju, et mind ikka iga aasta kutsutakse, viimastel aastatel mul ei ole aega olnud olla kahjuks onju, aga varem ma olin onju. ja ja igasugused kogenud ärinõustajad on ka sageli mentorid, kuna neil on kogemus, nii et noh, minul ka on pikk ettevõtluse kogemus on ju ja ma mentordangi on ju. ja praegu ma näiteks mentordasin oma tütart, et mul tütar just Elisa avas oma e-poe ja juba esimesed müügid on tulnud online ärist, nii et ja ta on olnud mul praktikal ja abis mul on ju ettevõttes on ju. nii et ma olen talle mentor on ju, siis ta kirjutab mulle Messengeri, et emme, et vaata seda või tee seda, et et tegin selle on ju, et mis nüüd teha on ju. et noh, selles mõttes, et seepärast ma olen seal olnud on ju, on ju. ja hea ongi elus ikkagi valida endale keegi see nii-öelda mentor on ju, kes on samas kohas olnud ja hea, kui su coach on olnud siis selles kohas, kus sa tahad minna, on ju. noh, ütleme seepärast ma armastan ka olla äri coach, sest ma olen väga edukalt pannud teraapia äritööle, on ju. nii et inimesed hoiavad väga palju siis aega ja raha kokku, kui nad kasutavad sinu teadmisi, on ju, et kui sina midagi tead, siis nad väga palju hoiavad raha kokku sellega, et sina neid nii-öelda coach'id, on ju, sest sa võid talle öelda, et okei, et ma tahaks jagada sulle oma kogemust või ma näen oma klientidele, et see töötab väga hästi, tohib ma siis nagu annan sulle siit nõu, on ju. et seda ei saa loomulikult peale suruda, on ju, et mõni tahab jalgratast ka nagu leiutada, on ju. aga üldjuhul inimesed ikkagi on valmis nagu tegema neid asju, mis töötavad, on ju. nii et aga sa näed juba seda, et kuidas sinul see asi nagu kokku, kas sul on mingeid kogemusi, võib-olla noh, mul on olnud aastaid tagasi, mul praegu on ka emmede membership, mikspärast oli, sest ma olin 4 lapse ema. mulle andis eriti lükke see, kui mulle rahvastikuminister Riina Solman aastaid tagasi andis mulle siin Lasterikaste Perede Liidu pärlipüüdja auhinna. ehk siis mul on täitsa selline diplom nii-öelda või aukiri saadud ministrilt onju, ja ma olen tubli ema onju. siis mõtlesin, et oh jess, et kuidas see siis niimoodi juhtus onju, et teen äri ja käin koolis ja kõige see, siis ma sain aru, et mitte kõik ei ole seda läbi hammustanud, mis seal teha tuleb onju. nii et siis ma hakkasin, siis ma sain jälle julgust ju onju, sul on vaja mingit julgustust kuskil, et
kuule, mingid paberid, sertifikaati, et sa võid seda nüüd teha, onju. vot minul oli see tunnistus näiteks, et ma nüüd emana olen hästi hakkama saanud, onju. aga, aga noh, parim on ju muidugi näitab see, et mis see outcome siis on, mul on need päris hästi välja praegu need lapsed tulnud, et on 2 tükki on juba oma elu peal, see on juba päris hästi. nii. Õpetamise definitsioon, et kui sul on ka taust näiteks, et sa oled õpetaja, mul on ka väga palju kliente, kes on õpetaja taustaga, onju. et ühel hetkel lihtsalt võib-olla nad ei suuda seal koolis enam vastu pidada ja siis nad otsivad siis selle, noh, mida nad siis teha saavad ja paljud tulevadki siis kas karjäärinõustajaks või kuskil, ühel hetkel nad hakkavad sinna coaching'u poole liikuma, ütleme siis nii, onju. Ja eks siis see õpetamine, koolitamine on siis tegelikult, mida mina ka teen, väga palju koolitan inimesi ja siis annan teadmisi, informatsiooni edasi oma õpilastele. ütleme nii, et ma õpetangi sulle mingid meetodid näiteks, ma õpetan sulle näiteks, et coaching'u meetodid näiteks, et kuidas sellega inimene saada punktist A punkti B on ju, ühe sessiooniga näiteks on ju, mida sa kindlasti pead mingit raamistikku järgima näiteks on ju. Nii et kui sa õpetad kellelegi midagi, oled sa juba õpetaja, onju. Onju. Nii et tegelikult sa ei pea käima kuskil, ma ei tea, ülikoolis 5 aastat, et saada õpetajaks. Et mina ka olen igast heategevusprojektides, noored õpetavad näiteks noorematele, et kuidas, ma ei tea, teha kanvas plakatit või asja, siis ta tegelikult on juba õpetaja, onju. Onju. Nii et ka, et parimad õpetajad on need, kes suudavad võtta keerulise teema ja seletada see lihtsas keeles, näidata üle, nii et ma arvan, et ma oskan ka nagu see keerulisi asju nagu inimestele lihtsalt seletada, sellepärast mul on ka nii palju inimesi mu kursustel onju. Ma pean ennast lisaks treeneri ja mentorina ka õpetajaks, onju, et ma olen õppinud Tartu Ülikoolis ka kutseõpetajaks, ma jätsin küll selle pooleli, siis ma sain aru, et ma kutsekooli siiski ei soovi minna, aga kunagi, kui lapsed väiksed olid, ma seda siiski õppisin. Et ma tundsin, et mul on see õpetaja sees, sest minu vanaema oli õpetaja näiteks onju. Nii et siin kombineerivad ka need, et mis me lapsepõlvest oleme kõrvalt näinud või kuulnud onju. jah. Nii et sa võid märgata ka, et mingid asjad sulle hakkavad mingil hetkel meeldima või tunduvad loomulikud onju. Nõustamise definitsioon. See on siis arengusuhe, mis on lähedane teraapiale ja võib siis mõnel juhul nõuda siis ametlikku haridust ja klienti peetakse sageli patsiendiks onju. et noh, mul on ka, et näiteks kui ma olen näiteks hüpnoteraapia kliinilises nii-öelda kogukonnas, siis me ei räägi klientidest, siis me räägime nii-öelda patsientidest onju. et kui coaching keskendub olevikule ja tulevikule, keskendub nõustamine sageli mineviku probleemide ületamise paremiku oleviku saavutamiseks onju. ongi see, et kuidas saada paremaid suhteid näiteks onju, kuidas lahti lasta mingit mineviku kogemusest onju. Kõik see kogemusnõustamine ka onju, olete kindlasti tunnete mõnda kogemusnõustajat, äkki olete ise ei käinud onju. Et kuidas saada hakkama ärevusega või paanikahoogudega ja väga palju nõustajad ise nagu võib-olla ei aitagi seda ärevust või paanikahoogu nagu ära saata, vaid nad räägivad, et mis on need meetodid, et noh, kuidas siis ikkagi, kui ta tuleb, et kuidas sa ikka hingad sügavalt ja keskendud, loed numbreid ja nii edasi onju. Et see on pigem see asi onju. Ja näiteks noh, näiteks paarinõustamisesse minek tähendab, et otsid suhteterapeudi abi onju, kes võib ennast nimetada suhte coach'iks ja omab ametliku koolituse, termineid vaheldumisi siis kasutada onju. et tihti inimesed, need terminid võivad olla väga-väga erinevad onju. nii, võtame järgmise slaidi. Konsulteerimise definitsioon, et kui sa oled nüüd, see konsulteerimine on professionaalne suhe, kus konsultant pakub ekspertnõuannet või lahendust kliendile konkreetsel alal. noh, näiteks kui sa, minu raamatupidaja näiteks on ju, ma ise võiksin ka raamatupidajast tegemist, aga minu armas kursuseõde ülikoolist teeb mulle raamatupidajast, ma olen väga-väga tänulik Reelikale. ja mis ta siis vahepeal mulle ütleb, ma eile jälle kirjutasin talle, et kuule, mida ma teen, onju. ja siis ta ütles, et tee seda, onju. noh, tema on jälle oma raamatupidamiskogukonnas, tema teab, mis teha siis, onju. ja aga palju sügavamalt jälle läheks edasi selle coaching uga, onju. et kui mul ikkagi nagu tahaks nagu mingeid asju saada korda, onju, siis tegelikult ma tahaksin tegelikult juttu rääkida temaga, onju. ma tahaks, et ma võtaks nagu midagi, noh, ideaalis võib-olla mul ei ole praegu vaja, aga ma tean, et väga paljudel on vaja just seda raha coach'i.
nii et kui ma töötan kliendiga ühe päeva, siis pean end osaliselt konsultandiks, osaliselt mentoriks, osaliselt õpetajaks, osaliselt treeneriks, on ju. Ja enamikul juhtudel ma ennast konsultandiks ei nimeta. Väga paljud coach'id nimetavad ennast konsultantideks, eriti välismaal. Jah, et väga paljud ütlevad, et ma olengi nagu, ma ei tea, müügikonsultant või ma olen sul, ma ei tea, mis iganes ma olen, tegelikult ta on coach, on ju, ta väljaõpe on coach. Nii et sa võid panna mulle chati, kellena siis kui tunnetad, et praegu, kes sa võiksid nagu see olla, kes sa nagu igapäevases elus nagu nii oled, äkki sa oledki mingi nõustaja, onju, et minul on nagu, ma olen ka näiteks äh, ma olen nagu müügiesindajana töötanud, onju, mul on müügiesindaja kutse muide isegi. See on ka nagu konsultant, onju. Võib-olla sa oled mingi ilukonsultant, oled kunagi Avenis olnud või Oriflame'is, onju. ilu coach oled siis, onju, jah. Nii et milline on sinu senine kogemus ja mis hetkel, mis nišis sa hetkel oled või soovid olla, et seda niši nüüd ongi, see niš on selline huvitav asi, et seda niši saab vahetada, onju. Et mina ja ma olen praegu ka tegelikult fertility coach, ehk siis ma olen ka äh, eelmisel aastal tegin Marisha Pieri juures läbi fertility coach'i programmi, nii et ma saan nõustada naisi, kes ei jää lapseootele, onju. Ehk siis aidata neil jääda lapseootele, sest seal on teatud süsteem, kuidas lapseootele jääda, kuidas oma keha valmis panna selle jaoks ja kuidas seda 9 kuud seda ikkagi kanda, seda rasedust, onju. Et mis on nagu kombineeritud hüpnoteraapia ja muude asjadega. Aga ma väga palju ei turunda ennast, et ma olen nüüd Eestis viljakus coach, onju. Et mul on hoopis kliendid, kes teavad, et keda Marisha mulle saadab, onju, et kellega ma töötan siis viljakus coach'ina, onju. Aga üldiselt inimesed väga ei teagi, et Heidi võiks olla viljakus coach, onju. Kuigi mul on eesti keeles ka kliente, üks-ühele kliente, kes ei ole olnud, kellel on viljatusprobleemid olnud ja kes on nüüd juba mitme lapse emad, onju. Jah, nii et sa ei pea nüüd ütlema, et ma ainult ühte asja teen, onju, see võib olla see vihmavari võib olla selline suur, onju, ja sinna alla võib siis toppida igasuguseid asju, onju. aga sa pead just valima, et mida sa siis nagu praegu teed, onju. no mind ikkagi meeldib see kiire muutus ja inimeste abistamine ja siis see äri ja see kõik see asi on minu jaoks selline silmi särama panev, onju. jah, mida ma nagu suuremalt nagu inimestele räägin, aga see ei tähenda, et ma ei saaks mingeid muid asju teha, et sina samamoodi sa võid teha erinevaid asju, onju. et ma võin kodus ka ju oled ju, ma ei tea, koristaja ja kokk ja autojuht vahepeal ja on ju lastele onju. et sa võid samamoodi äris, et see ei ole nii, et ma nüüd pean kindlasti ühte asja tegema. Ja eluetapid ka ju muutuvad, et mis eluetapis sa praegu oled, et mul üks tuttav naine just oli kaalucoach ja nüüd on ta karjääri coach. jah, nii et see ei pea olema niimoodi, et sa oled ainult üks asi, on ju. Kui sa ikkagi oled pädev, sa oskad inimestele tulemusi tuua, sa tood seda transformatsiooni, on ju, sa oled ise enesekindel, on ju, siis neid inimesi on, ma ei tea, maailmas on nii palju inimesi, on ju, miljoneid inimesi, miljardeid inimesi, kes vajavad su abi, on ju. jah, nii et nad ei pruugi, sest ei pruugi nendeni jõuda, onju. nüüd ongi see küsimus, et kuidas sa nendeni jõuad, onju. jah, siin ma ei ole enam coach, onju, siin ma olen juba ärimentor, kui ma räägin sulle, kuidas sina saad jõuda oma inimestele energeetilisel viisil, onju. nii, nii et mis niiviisi sa praegu oled, et mis sa näed, kas sa näed seda, et sa saaksid seda nagu teha, onju. Ja coaching'u ärinduse definitsioon on siis, tegelikult me räägime ka coaching'u ärist, on ju, et mina nagu ongi, et kui mul hakkas kõik väga hästi minema, esimesel aastal ma juba tegin 100 000 eurot käivet 10 aastat tagasi, siis inimesed ütlesid, issand, et Heidi, et räägi mulle, kuidas sa teed, on ju, ja siis ma hakkasin õpetama teistele, on ju. Ja coaching'u äri ongi siis äri, mis on rajatud treenimisele, mentorlusele, õpetamisele või konsulteerimisele. ja see äri teenib tulu klienditeenuste treenimistest, olgu selleks üks-ühele kliendigrupid või offline kui online kursused, on ju. nii et tegelikult coach'ina sa võid teha nii palju erinevaid asju, mina ju ka, kui sa kõrvalt vaatad. ma teen Zoom'is sinuga tööd, ma võin teha sinuga üks-ühele tööd, ma võin teha üritusi Tallinnas, Tartus, ma võin minna ettevõttesse, teised ettevõtted kutsuvad ma isegi reklaami kuskile, ma käin ettevõtetes sisekoolitusi näiteks tegemas, on ju.
on ju. Teised ettevõtted, koolitusettevõtted kutsuvad mind lektoriks, on ju. Ja ma järgmine nädal näiteks teen suure AI assistentide koolituse üle ettevõttele, on ju. Kus on siis haridustöötajad ja riigisektori inimesed, on ju. Nii et sa võid valida, et kas sa töötad riigisektoriga, erasektoriga, erakliendiga, ärikliendiga, see on nagu täiesti või mittetulundusäri hoopis, on ju. Et see on nagu selline suur assortiikarp, on ju, mida sa saad valida, kellega sa töötad. Ja kui sul on nüüd see kogemus, on ju, näiteks mul on kliendid, kes on näiteks, ongi olnud mingis noh, ongi mingis ettevõttes tööl olnud, siis ta läheb sinna ja hakkab lihtsalt seda ettevõtet coach ima näiteks, on ju, juhte näiteks, on ju, või töötajaid, on ju. Ettevõttele eraldi eelarve tavaliselt coach'iku jaoks. Ma ei tea, kas see paneb sul natuke mingi kellasid siin nagu tööle, et oo, et nii äge, et ma tahaks seda teha. Ja treeninguärinduse saab luua siis, kui sa ei ole treener, sa ei pruugi isegi soovida ennast treeneriks nimetada. Ehk siis tegelikult, millest me siis räägime, väga paljud ka Eesti juhtivad coach'id on olnud näiteks treenerid. Näiteks ma ei tea, kas teate Kai Oja. Kai Oja oli varem aeroobikatreener Viljandis. Ja. Nii et väga paljud on lihtsalt minu parimaid treenereid oli USA korvpallitreener. Mees, 60-aastane, mõned aastad tagasi. Ma olin 90 päeva programmistel. Ja me iga nädal saime kokku kõnele. Ja vot see mees pani mu ikka täielikult neid viskeid tegema äris, on ju. Jah. On ju, et selles mõttes, et ta oli ikka karmi ütlemisega, et noh, tegelikult ka, kui me siin natuke vaatame, mis Eesti spordis toimub, on ju, ma ei tea, kui palju te jälgite, on ju, siis on ikka väljaütlemised ka ikka, et sport on veri ja pisarad, et kui tahad lõbu, siis mine rahvatantsu, on ju. Et tegelikult äris on samamoodi, et äris on ka ikkagi, noh, paljud mõtlevad, et oo, et ma hakkan oma ettevõtjaks ja ma ei tee mitte midagi, ajaline vabadus, rahaline vabadus, aga seda raha saab otsa ühel hetkel, on ju. Et siis ikka vaadata, et tegelikult on vaja tööd ka teha, on ju, oma äris, on ju. Et selles mõttes on väga hea, kui sul endal on sporditaust, on ju, et sportlased ikkagi on sellised, nad on noh, jaksavad seda rasket tööd teha, on ju. Noh, see ei pruugi üldse raske olla, aga noh, mõne jaoks näiteks see webinari tegemine on ka raske töö, on ju, mida ma praegu siin teen, mis mulle väga meeldib, on ju. Nii et see raske töö on erineval inimesel erinev mõiste, on ju. Mõnel on video tegemine raske töö, mõnel on, ma ei tea, kirjade kirjutamine. Mina saadan väga palju kirju, ma ei tea, kui sa oled mu postkastis, ma ei tea, mitu kirja sa täna oled juba saanud, on ju. Mõni inimene räägib, et oo, et saaks ühe kirja nädalas ära saata, siis ta kirjutab päev otsa seda kirja, on ju. Minul käib väga arvutusasi, on ju. Et olen raamatutki 5 tükki kirjutanud, on ju, ma saan bestsellereid, on ju. Et räägin väga kiiresti, on ju. Proovin jälle vaiksemalt rääkida, sellepärast, et mõni võib-olla ei saa aru, mis ma räägin. Nii, aga lähme edasi siit. Ma loodan, et sul on vähemalt lõbus, sest minu koolitused, ma tahan, et teil oleks lõbus. Räägin ka natuke treeningvaldkondadest, ehk siis nišid. Niš ei ole midagi muud, nagu ma rääkisingi, et sa võid see niši valida, on ju, et mina olen nii paljudes nišides, issand jumal, ma olen nii paljudes olnud, et oma kogu elu jooksul ma võin sulle rääkida, et ma olen müünud kardinaid ja nööpe, igast asju olen, on ju, elus teinud, on ju, erinevaid asju. Mänguasju olen müünud lasteaedades, spordivahendeid, on ju. Siis ma ei olnud küll coach, on ju, aga lihtsalt, et see elus, see on täiesti okei, kui sa tegeled erinevate asjadega, on ju. Ma olen olnud Aveni müügijuht, on ju. Aveni firmad vast teate, müüvad selliseid kataloogis selliseid asju, on ju. Mina olin siis Lõuna-Eesti müügijuht, on ju, et õpetasin välja, et kuidas hakata siis oma äri tegema, kui sa tahad nagu lisaraha teenida Avenist, on ju. Aga see oli väga ammu, see oli 20 aastat tagasi, kui lapsed alles väga väiksed olid. Nii, räägin, mis see nišš siis on. Ehk siis tervisecoach'id aitavad inimestel saavutada nende tervise eesmärke, eriti toitumise valdkonnas ning mõnikord ka teistes valdkondades. Nii et sa kindlasti näed oma feed'is, kui sa oled Facebookis ja keegi ütleb mulle, et oo, minu kava on parim, minu treeningkava on parim, et näed, siin on pilt enne ja pärast ja näed, kui rõõmus siin on keegi, on ju. Ja siis inimesed ostavad neid asju, on ju. Või siis on tervisecoach, kes räägib sulle menopausist, räägin, et see on väga hull asi, see hakkab sulle kohe, juba käib, sa ei teagi, juba 10 aastat on käinud see menopaus, sellepärast sul on need emotsioonid, on ju, ja nüüd on nii, on ju.
ja see on praegu selline $1 000 000 äri, on ju, et kõik räägivad menopoosis minu arust ja hormoonidest ja insuliinidest ja insuliiniresistentsusest ja ühesõnaga, see on selline lucky asi, et kui sa oled natuke ülekaalus, siis ilmselgelt on asi selles, on ju. Ja veresuhkur, on ju, jah. Nii et kui sa nagu natuke tead neid väljendeid või sul on meditsiinitaust ja sa hakkad sellest rääkima, siis see on juba midagi, mis kindlasti inimesed hakkavad sind kuulama, on ju, mine tee Instagrami konto, hakka rääkima sellest, on ju. Mikspärast on see nii raske seda kaalu ikkagi 50-aastaselt alla saada, on ju. Siis karjäärivaldkonna coach'id aitavad inimestel arendada oma karjääri, leida töökohti, edendada oma ametialases rollides, on ju, et kui sa oled coach, on ju, inimene ütlebki, et pole tööd saanud, on ju, siis võtamegi su CV ette, vaatame, oi-oi, siin ei olegi midagi kirjas, on ju, jah. aitan sul ilusat CV-d teha, ütlen, et mine tee ilus pilt fotograafi juures, on ju, on ju. Vaata, mida sa oskad, on ju, võta see töökogemus ära, on ju, ära sellest kirjuta, kus sa keskkoolis käisid, on ju. Tee sellest rohkem, võta paar täiendkoolitust, on ju. On ju, et noh, nad aitavad sind tegelikult seda enesekindlust saada paremasse kohta, on ju, on ju. Väga paljud mul ka, on ju, kui ma olen siin mõned karjääri coaching'u kliendid on käinud, noh, ma ei tea, olen aasta olnud kodune ema, nüüd ma ei oska enam mitte ühtegi asja, on ju. On ju, siis ma ütlen, pole midagi, mina olin 14 aastat kodune ema ja siis hakkasin tööle ja sain esimese aasta 100 000 eurot, saad sina ka, on ju, jah. Aga paljudel ikkagi see väga on see mõte siin kahe, et kui sa jääd ikkagi see rongist maha, siis ongi kõik metsas, on ju, see aastaga muutub nii palju. Tegelikult ole, käi ühepäevasel koolitusel, saad kõik ruttu selgeks, on ju. Elu coach'id, life coach'id, ma ei tea, kas te olete kunagi võib-olla minuga töötanud, mina olen ka tegelikult life coach, väga palju ma räägin sulle alateadvusest ja kuidas eluvaldkonnad ikkagi tööle panna ja täna alateadvuse väljakutse, mis meil see nädalal on. Ma loodan, et sa oled seal sees, on just elu coaching'u valdkonna oma. Ja siis ma aitan erinevatel valdkondades, sealhulgas suhetes, vaimsuses, elu eesmärkide leidmises, kuidas seda oma ikkagi elu vundamenti panna, et sa ikka magaksid ja sööksid ja ei ütleksid teistele, on ju, ja iseendale, on ju. See on kõik see valdkond, on ju. Et kui sa oled mingid enesearmastusega tegelenud, et ma ei tea, oled nagu täiesti olnud kuskil sopas, ma ei tea, sopaaugus, on ju, ja nüüd oled sellest välja tulnud, siis see on see asi, on ju. On ju, see on see, kuidas oma katsumused muuta nii-öelda tugevusteks, on ju. Ja see on väga inspireeriv, on ju, et ma ise ka, on ju, ma ei tea, vaatan vahepeal mõni inimene on ikka tulnud siuksest jamast välja, on ju, siis mõtled, issand, kui äge, on ju. Et ja nendel on väga lihtne oma coaching'u äri tööle panna, sest neil on oma see personaalne lugu ja inimesed tahavad kuulda seda lugu, on ju. jah, nii et kui sa oled ka selles kohas olnud, et noh, seal on olnud mingi katsumus, sa oled läbi tulnud rasketest olukordadest, kõige paremad elu coach'id on need, kellel endal probleemid olnud, näiteks une coach on ju, sul on olnud, ma ei tea, magamishäired, ma ei tea, kogu elu on ju, aga siis juhtus see üks asi on ju, jah, ja siis nüüd sa magad nagu beebi on ju, jah, ja siis räägid sellest või väga paljud minu kliendid, kes on näiteks tulnud mul sessioonidele, oleme töötanud nende paanikahäirete, ärevusega. Väga hea näide on näiteks Triinu Jaakso on ärevuse coach praegu on ju, ongi, töötab klientidega, selles mõttes on ärevuse coach on ju. Tegime tööd, sai ärevusest lahti on ju, nüüd aidab teisi on ju. Nii et sellised asjad on hea vaadata, et mis sul endal on juhtunud, on ju, või sa näed, et kellelgi on tulnud mingi kliendi lugu, mega hea läbimurre kellelgi on ju, jah. äri coach'id aitavad inimestel ettevõtteid luua ja seejärel aidata ettevõttel oma ärisid ehitada ja laiendada. Et nüüd ai-ga on küll tulnud see asi, et äri coaching on ka muutunud. Nüüd on ta rohkem strateegia coaching on ju, et sa pead aitama seda strateegiat paika panna, sest ai seda ei oska. ai ei tea sinu ressursse, on ju, ta ei tea sinu vajadusi, ta ei tea sinu oskuseid, on ju. Et ta võib anda sulle täiesti vale ärimudeli, mida sa ei jõua nagu ja ei tahagi nagu teha, on ju. Siis on juhtivtöötajate coach'id, kindlasti sul on Facebooki feed'is, minul on küll neid juhtivtöötajate coach'e on ikka mega palju minu arust Eestis. Neid on ikka kogu aeg feed'is on, et ettevõtte maailmas inimestel tegeleda juhtide igapäevaste väljakutsetega, see on ikkagi see, et noh, kuidas delegeerida, on ju, kuidas oma ülesandeid ära teha, kuidas ikkagi projekti juhtida, on ju, kuidas ikkagi kasumit saada, on ju, noh, kuidas ikkagi see töötajale öelda, et ta on ikka jobu, on ju, ilusate sõnadega, on ju, kõik see on see, mis teevad siis need juhtivtöötajate coach'id on ju. jah, ja siis meeskonna vaimu loomine, et kõik ka saaksid aru, et meil on see missioon, visioon ja me teeme neid seda ühte asja on ju.
on ju. see on kõik see, et kui sul on mingi selline taust, et see on ka alati vaja, sellepärast et ja see on ka MTÜ-des näiteks on ju väga vaja juhatuses, ma ei tea, kui sa oled mõnes MTÜ juhatuses olnud, siis seal on see meeskonnamäng on alati selline next level on ju, et seal on ka hästi kasu, kui oleks need coach'id abiks on ju, just erinevate rollide paikapanekul ja selgusel ja muul asjadel. Näed sa, kuidas see praegu sinu jaoks paika läheb, et kas sa näed praegu, et sul juba võib-olla oleks mingid kliendid või sa saaksid kellegagi töötada? Ma räägin sulle natuke veel elu coaching'u valdkondade näited, on siis energia coach'id, mina olen hästi palju selline psychic energia coach on ju. mina teen on ju ja siis sa lähed ära ja ütled, oh, hoopis paremini tunnen ennast on ju, jah. Intuitsiooni coach, julguse coach, enesekindluse coach, külged ümberkeskuse coach, ehk siis kuidas nagu külge tõmmata oma elus tuua, on ju. Siis mõtteviisi coach'id on, mindset coach'id on ju. Ja see on see mõtteviis on ju, et kui ma iga päev ikka mõtlen, et ma kuidagi ei saa, on ju, ja ikka raske on ikka ja ikkagi kogu aeg läheb hullemaks. 6 aastat tagasi hakkas Covid ja nüüd on, pärast tuli sõda ja see ei saagi kunagi otsa, on ju, on ju. et kui sul selline mõtteviis on, siis ilmselgelt sa ei teeni ka raha, on ju, on ju. Muutuste coach'id on ju, kiireelumuse coach'i programm on mul olemas, on ju, aastaid juba, kui sa näete kuskil kiireelumuse coach'i, siis suure tõenäosusega nad minu sertifitseeritud. Keskea kriisi coach'id on ju, need on need, kes räägivad, need menopausi coach'id on ju, võib see eraldi panna juurde on ju. Tootlikkuse coach'id, et kui sa oled olnud kuskil äris, ma ei tea, mingi tootmisjuht on ju, siis mina ise olen ka lean coach on ju, tegelikult lean meetodit ma olen õppinud on ju. mul on isegi sertifikaat selle kohta, eks ma võin minna mingisse ettevõttesse ja vaadata, teha nende, ma ei tea, mingid asjad korda, nende protsessid on ju. selle ma õppisin oma äri jaoks, sellepärast et mul oli lihtsalt, mul oli see meeskond, nagu ma ütlesin, on ju, terve posu inimesi, kes vajasid natuke süsteemi ja siis ma õppisin, kuidas neid süsteeme teha. aga nagu ma ütlesin, nüüd õnneks on kõik see ai valdkonnast läinud, nüüd ma enam ei pea seda tegema, aga inimestega töötades on väga hea, kui sa tead neid lean meetodeid. Vastutuse coach, suhte coach on ju, tead, keegi räägib sulle, et vot sellepärast on vale kiindumussuhe on ju su mehel või lapsel või kellelgi on ju, et tule õpi, kuidas see korda teha on ju. Kohtingu coach väga palju on, Eestis ei olegi kohtingu coach'e, ma ei tea küll ühtegi, aga ma olen töötanud kohtingu ja love coach idega ise, et oma suhet parandada Levisega. ehk siis on ka eraldi kohtingu coach'e, kes aitavad sul näiteks su Tinder profiili korda teha, on ju. et sul mingid jobud mehed ei kirjuta sulle, on ju, jah, on ju, vaatavad su pildid üle, on ju, profiilid. ma olen ka aidanud oma klientidel vaadata üle oma profiilid näiteks, on ju, just kui nad tahavad suhet luua, aga on umbes poolpaljad pildid ainult seal, on ju, siis me oleme neid korda teinud, on ju, jah. Lahutuse coach'id, jah, Eestis ka, ma ei tea lahutuse coach'i, aga maailmas on küll divorce coach'i, kui sa otsid, on ju, seal on igasugused, kui sa oled ise lahutuse läbi teinud, on ju, siis kirjutad raamatu ja ütled, et vot siiani on võimalik sõbraks jääda, on ju, nagu mina jäin sõbraks, on ju. edu coach'id jah, edu coach'e on päris palju, success coach'id on ju. noh, see on see, kuidas saada, mina olen ka nagu success coach on ju, et aidata sul saada sellisesse heasse kohta on ju. Ekspatriaadi coach, ma isegi ei tea, mis ta mul tõlkes siin sai. Heaolu coach, seksuaalsuse coach ja seksi coach'i on ka hästi palju maailmas. Eestis ma tean ka paari seksi coach'i on ju, kes võib-olla tulebki sulle meelde võib-olla siin mõni, kes teeb ka koolitusi ja ma nimesid ei hakka nimetama. pere coach'id on ju, ütlevad sulle, et noh, perenõustajad on ju, Eestis on nad perenõustaja nime all, aga tegelikult nad ka ju coach ivad sind on ju. ma olen küll, ma kunagi käisin pere coach'i või seal perenõustaja juures. ta oli suht sama, mis coaching tegelikult, sest ta andis mulle mingeid küsimusi, et mida sa siis ikkagi tahad, on ju. kuidas sa seda saad, on ju. noh, tegelikult tegi suht sarnast tööd nagu coach'id teevad. Räägin sinuga äri coaching'u valdkonna näite, kas siin on keegi, kes kaaluks nagu äri coaching ut, andke mulle teada chatis. igasugused mõtteviisi coach'id, strateegia coach'id, brändingu coach'id, käivitamise coach'id, disaini coach'id on ju. praegu muidugi on jälle, et Cloud teeb kõik disaini ära, et ega seal väga ei olegi seda disaini coach'i enam varsti vaja on ju. Facebooki reklaamide coach'id on olemas, podcast'i coach'id, kuidas saada podcast'i esinema coach'id on ju näiteks on ju. noh, see ongi see, et sa pead nägema, et mis sulle endale meeldib, kus sa oled ise eduloo saanud, on ju, ja kuidas saad seda klienti aidata, on ju.
Alustavad ettevõtte coach'id on ju, Eestis ka on ju, et alustavad ettevõtte coach'id on, kes räägivad sulle, et no, et ikka tee see firma ära ja siin on video, kuidas teha firmat ära ja on ju. Tekstiloome coach'id on ju, kuidas saada tekst paremaks on ju, finantscoach'id on ju. finantscoach on ka Eestis terve trobikond minu arust, jah. Siis track'i coach on see, et hoiavad sind track'il nii-öelda, et seda on ka väga-väga-väga levinud maailmas, Eestis ka, et sul on keegi coach, kellega saad iga nädal kokku, teedki temaga nii-öelda miitingu, ütled, et näed, väga halvasti, tegin seda, toda ei teinud, on ju, miks ma ei tee, siis arutate, miks te ei teinud. Kui see coach on natuke edasi arenenud, siis ta valdab ka mingeid tervenemistehnikaid või mõttemustrite muutmise tehnikaid, et sa siis ikka järgmiseks korraks teeksid selle asja ära, on ju. jah, aitab su miksi nii-öelda leida. Turunduse coach'id on ju, jah, videote coach'id, blogimise coach'id, noh, ühesõnaga neid coach'e maailmas on nagu mustmiljon erinevat nišše. nii et võib-olla sul siit hakkab midagi ka jooksma, mingi mõte. Ja ta ei pea ennast coach'iks, et sa võid selle coach'i programmi ära teha ja väga paljud isegi ei nimeta ennast coach'i nimega, on ju. Et siin on tõesti brändingu ekspert või müügikoolitaja, toitumisnõustaja, tantsuterapeut. Et Eestis tegelikult ei ole reguleeritud, et kuidas sa pead ennast nimetama, on ju. Et koolitaja, sisekujundaja, joogaõpetaja, tal võib olla see coach'i sertifikaat taskus kuskil, on ju, mul ei ole üks klient tulnud ja ütelnud, Heidi, näita mulle kõik oma sertifikaate. mul on küll koduleheküljel väga mitmed üleval, on ju, aga mul ei ole ükski klient öelnud, et Heidi, ma tahan sulle coaching usse tulla, aga mis sertifikaat sul siis täpselt on, on ju. Ei ole sellist asja juhtunud. Ja on olemas selline universaalne coaching'u meetod siis, on ju. Et kuidas siis edasi minna. Mis on siis, ongi 4 erinevat alussammast, et kui sa siin vaatad, ongi siis see hindamine, vastutamine, avastamine ja planeerimine. Et ükskõik, mis coaching'u sessiooni me teeme, me tegeleme nende 4 valdkonnaga. Nii et siin ongi see treeningusessiooni käik väga tihti coaching us ongi hindamine, on ju, ma kõigepealt, kui see tuleb mulle, siis ma kõigepealt tahan teada ju sinu olukorda, on ju, milles sa praegu oled, on ju, mis su probleem on ju. jah. Siis tavaliselt ma kontrollin ja küsin uuendusi viimase sessiooni järele, kui eelmine kord saime kokku, et mis siis vahepeal juhtunud on ju. Seepärast, et inimene on ju tegutsenud ma eeldan, et vahepealt on ju midagi muutunud, ta on tegutsenud. Siis küsida kliendilt, mida nad sellest sessioonist saada soovivad, et see on alati see taotluse panek, on ju. Et mida sa siis täna oleme sinuga, ma ei tea, 20 minutit või pool tundi või 45 minutit või tund aega, 2 tundi, mis sa selle lõpuks siis nagu saada saad, on ju. Nii et see on tegelikult alati, kui sa töötad kliendiga, siis ma võin küll mõelda, et ma tahaks temaga teha neid asju, aga tegelikult klient tuleb mingi oma, tal vahepeal on, ma ei tea, mis iganes asi on juhtunud, mingi väike probleem, on ju, ta tahab seda hoopis coach ida, on ju, on ju. Nii et alati siin on kliendil õigus, on ju, millega ta tuleb. Ja siis ongi avastamine, et mine koos kliendiga avastusretkele tema väljakutse lahendamiseks, on ju. Ja selleks ongi sul vaja siis see tööriistakast, on ju, mis siis on sul erinevad tööriistad, on ju. Et alati ei piisa ainult maja ehitamiseks ka kruvikeerajast, on ju. Sul on vaja erinevaid asju, on ju, saagi ja naelu ja igast asju. Et tegelikult mida suurem sul see coaching'u portfell on, seda parem sul on seda klienti hästi kiiresti aidata, on ju. Oled minuga nõus ilmselt, on ju. Et mida rohkem sul neid tööriistu, meetodeid on, seda parem see on. Ja seepärast ma olen ka nagu hästi erinevaid asju õppinud, et ja tean, mis töötab. Ja siin on ka hästi oluline see esita küsimusi, tee ettepanekuid, hästi oluline planeerimine, et tavaliselt on, kui klient ikkagi lõpus, kui sa konkreetselt ikkagi kliendiga coaching ut teed, siis pärast tal peaks olema mingid tegevussammud ka, mida ta teeb, on ju. Et mis on siis näiteks need 3 asja, mida sa nüüd pärast tänast ette võtad kuni järgmise korrani ja järgmisel korral siis sa vaatad, kas ta tegi need sammud või ta ei teinud need sammud või mis juhtus, on ju. Ja siis, kui tulebki välja, et vot juhtus midagi halba, on ju, mida ei tahtnud, et juhtuks, siis peabki vaatama, mis selle halva sinna ellu tõmbas, on ju. Mis seal on ja töötada see ka korda teha, et teinekord, kui see uus võimalus, katse tuleb, see ei läheks sama teed pidi minema, on ju. Ja siis otsustajad koos tegevuskava üle, siis on see vastutamine ja alati ka palu kliendil kohustuda tegutsema, et väga paljud eestlased on üles loodud ikka niimoodi, et on vaja seda õpetajat, on ju, või lapsevanemat, kes ütleb, et
oot-oot-oot, on ju, et sa lubasid seda, vaata, küsin järgmine kord, kas sa tahad seda, kas sa teed selle asja ära, on ju, on ju. et tihti iseendale nagu ei, need iseendale antud lubadused tihti ei pea vett, on ju. oled võib-olla ise ka vaadanud, et mingid iseendale antud asjad ei tööta. et selleks ongi minu lapsed käivad trennis, on ju, et mul poiss käib korvpallis, Helena käib ratsutamas, on ju, ja laulmises. tal on maailma parimad treenerid on nii kõikidel minu arust, on ju. ja, ja, ja võid küll mõelda, et miks tal on nagu eratreenerit vaja igaks korraks, aga see on ikka massiivne asi, et kui Helena käis näiteks ratsutamises grupitrennis, siis kui ta nüüd on eratreener olnud 2 kuud, et ta ühtegi grupitrenni ei tee, siis tema edasiminek on nõudnud kilomeetreid, noh, on ju. nii et see eratreener on tegelikult ka, et kui sul ikkagi on võimalik see coach või terapeut endale võtta, siis see on nagu next level absoluutselt, on ju. sellepärast, et ta absoluutselt tegelebki see aeg ainult sinuga, on ju. see on see pühendunud tähelepanu, on ju. ja kui keegi pühendab sulle nagu tähelepanu, siis tegelikult sa hakkad ise ka toimetama, on ju. oled taibanud seda, näinud seda, on ju. et kui keegi ikkagi võtab sinu nagu oma nii-öelda tiiva alla, siis tegelikult energeetiliselt sa hakkad ise ka toimetama, sest hullult jama on minna, ma ise nagu olen ka kogu aeg töötan coach idega endal, on ju, minna coach'i juurde ja öelda, et kuule, ma ikkagi ei teinud seda ära, on ju. et lubasin küll, et ma teen selle asja ära, aga näed, olen ikka täitsa loru, on ju, ja iga hakkama ei saanud ja näed, nüüd me töötame jälle, maksan jälle sulle raha, on ju. töötame, miks ma seda ära ei teinud, on ju, on ju. On ju, et tegelikult see on see on tegelikult suht nagu nonsense, on ju, kui niimoodi juhtuks, on ju, et minu klientidel seda väga palju ei juhtu. nii, kas see on sulle oluline siis ma tugesin slaidi edasi, sellepärast et meil on aeg kuidagi väga ruttu nagu läinud. küsi praegu chatis küsimusi. lasen sul küsida küsimusi, et kas sa tunned praegu, et sul tuli mingi küsimus? ma ei näe chatis ühtegi küsimust praegu. küsi, nüüd tuli chat, mul oli peidus chat, vabandust. jah, nii et kuidas see praegu sul tundub, on see midagi, kus sa võiksid tuua oma teenuste juurde näiteks sellise võimaluse, et sa tood võib-olla üks-ühele coaching, võib-olla grupi coaching, võib-olla teed isegi online kursuse kõrvale, onju. üritusi võib-olla, onju. et kas see võiks olla midagi, mida sa nagu nüüd, kui ma räägin sulle neid telgitaguseid, sa tunned, et vot, et see võiks olla midagi, mida ma tahaks teha. anna mulle chat'is teada. mis sul küsimusi on? minu eesmärk olekski aidata alustavaid ettevõtjaid, sest olen raamatupidaja ja näen tõesti igapäevaselt neid murekohti. just, on ju. ja mul on ka kliente, kes on olnud raamatupidajad ja praegu näiteks ongi nii-öelda, nad ei ole coach'i programmi teinud, aga nad on näiteks ütlevadki, et olengi koolitaja, on ju, et siis coach'ina on sul oluliselt rohkem, kui sa õpid nende coach'i meetodid ära, on sul rohkem nagu tööriistu, on ju. et kuidas siis seda klienti ikkagi juhendada, mis on siis need nii-öelda erinevad skriptid, on ju, et kuidas see loed paberilt maha, mida sa pead tegema, on ju, see sessiooni ajal, et kui su klient tuleb näiteks sellise küsimusega, on ju. et see on nagu hea, et näiteks klient ütleb, ma ei tea, millist toodet teha või kus müüa või ma ei tea, kuhu see raha kaob, on ju, või ma ei suuda nagu arvet pidada, on ju, ma ei tea, kus mul kõik raha läheb, on ju. siis sa saad nagu aidata teda selle kohaga, on ju, et mitte ei istu seal, et jah, on küll paha, on ju, väga raske, on ju, saan sinust aru, on ju. vaid noh, sa aitad ta kuskile teise kohta, on ju, see on see transformatsioon, on ju. et ta muutub nagu oluliselt paremasse kohta, läheb seal, inimesed saavad palju paremasse kohta, kui nad oskavad oma rahaasjad korras saada, on ju. ma arvan, et sa oled nõus, Tiiu, minuga, et kui on rahaasjad korras, siis stressi on oluliselt vähem. nii, ja see ai on väga põnev maailm, aga seda peab oskama kasutada ja oskama õigesti promptida. ja et seal ongi nüüd cloud teeb ise need asjad ära, väga palju ChatGPT arendused ka, mis kohe-kohe on tulemas ka üldkasutajatele, on see, kus tegelikult sa võid teha ükskõik mida ja cloud
või need süsteemid teevad ise sinu eest tööülesannet ära, saadavad igasuguseid kokkuvõtteid ja ma ei tea, postitavad blogiposte ja teevad kodulehekülje ja sul ei olegi enam nagu inimese sekkumist tegelikult vaja, võid üle küll vaadata ja ma loen ka oma chati asjad üle, aga mitte nii nagu vanasti. Ähm, soovin olla emade ja laste tervise coach, just, sest kui sa nagu mõtled ka, et mine kuskile, ma ei tea, emade gruppi või naiste gruppi kuskile, vaata, kui palju on neil muresid, onju. Et ma ei tea, mu lapsel on atoopiline dermatiit, mida ma tegema pean, onju. appi mu laps onju, ma ei tea, ei söö kõrvitsat, mida nüüd teha, onju. ühesõnaga, ma lihtsalt enam ei ole emmede coach, sest ma olen natukene noh, need teemad ei ole mul enam igapäevased, onju. kui mul oligi mu emmede membership onju, mul oligi see Helena hästi väike laps, ma alustasin oma seda äri, kui ta oli 2-aastane onju. praegu mul nagu noh, need pissitamise, magamise, tissitamise teemad ei ole enam minu nagu see scope onju, ma võin küll rääkida küll sellest onju, aga see ei ole nii, et oo, kangesti tahaks arutada onju, jah. nii et see, kui sinul on veel see aeg onju, et see sulle meeldib, siis jumala eest kõhvrott onju, et see tegelikult on see on hästi, täpselt see, mis sul elus praegu endal toimub, ma arvan, et ühel hetkel me kasvame mingitest asjadest lihtsalt elus välja, onju. mingitest suhetest, mingitest töödest, onju, mingitest olukordadest, millega me enam ei ole nõus leppima, onju, või mis meid enam ei erguta, siis ongi see koht, et ma pean nii-öelda spurtima mingile muule valdkonnale, onju. Ähm, kas sa oled enda äri puhul tähele pannud, milline on sinu roll kliente kõige rohkem meelitada, kasvõi reklaami mõttes, terapeut, nõustaja, coach? Ma arvan, et see ei olegi väga oluline, et ma nagu üldse ei ütlegi nagu väga rolli, onju. Ma lihtsalt Heidi Blomberg kirjeldan oma koolitused, onju. mul ei ole nagu coach Heidi või midagi sellist, onju. et ähm, et see on võib-olla see personalbrändiga, et kuna see coaching on hästi palju seotud personaalbrändinguga, onju. et täna me sellest ei jõua nii palju rääkida, sellest võiks mingi teine kord rääkida ja seda ma räägin oma programmides sees, kuidas personaalset brändingut teha. aga inimesed tulevad ikkagi sinu kui isiksuse juurde, onju. et coach'e on tegelikult Eestis nii palju ja nii palju, kes on töötud, onju. et ma ise olen kokku puutunud, et viimasel ajal hästi paljude Eesti coach idega ja enamusel neil ei ole isegi kliente igakuiselt, onju. et siin ongi küsimus, et miks siis ei ole kliente, onju, sest abivajajaid ilmselgelt on, ma ei tea, psühholoogi järjekorrad on kilomeetrite pikkused ja seda kõike saaks väga palju, vähemalt poolt koormust saaks coach ida võtta endale, onju. et vaimne tervis ja muu sihuke asi, onju. et äh, et siin on küsimus, et miks nad siis ei ole nähtavad, onju, miks nad siis ei paku oma teenuseid. nii et ma arvan, et see ei olegi väga oluline, kellena sa ennast nagu ütlen, et noh, kui ma ütlen viljakus coach on ju, siis noh, võib-olla siis ma ainult tegeleksin nende emmedega, kes tahavad beebiootele jääda, on ju. aga, aga ma ei taha seda ainult teha, on ju, see ei ole päris see, on ju, kus ma oma elus praegu olen, on ju. nii et ma teen sulle täna ka ühe pakkumise, nii et ma loodan, et see on okei, kui ei ole okei, siis tänaseks on sinu jaoks veel midagi läbi. aga kui sa tahad kuulata, siis ma räägin sulle, ma olen siis treeninud eelmisel suvel esimese satsi Healing Balance Coach'e. Nad kõik lõpetasid kursuse, väga ilus tore grupp on siiamaani tegutsevad, väga paljud on lendu läinud sealt, väga head tagasisidet tulnud. siis olen seda programmi müünud ka nii-öelda iseõppimise versioonina. ja praegu ma tooksin selle siis jälle välja siis mitte iseõppimisena, vaid grupiõppimisena, mis siis on 90-päevane programm. mis tegelikult läheb natuke pikemaks, sest meil on suvi vahel, et sa saad natuke rohkem praktikat teha. ehk siis juulikuus ma ei tee kõnesid. aga kui see sind huvitab, kuidas siis saada neid tööriistu, mida ma siin täna juba mitmel korral mainisin, on ju, kuidas seda kõike enda jaoks tööle panna, siis sa võid webinarile edasi jääda, aga kui mitte, siis võid mulle tagasiside saata või küsida küsimusi. ma loodan, et see andis sulle natukene mõtlemisainet. nii et ma räägin, mis ma siis eelmisel aastal tegin ja mis sina saad ka siis tulla. ehk siis meil on siis selline programm nagu Healing Balance on siis minu trademark, mis ma olen 10 aastat siin Eestis kasutanud. ehk siis Healing Balance on siis Healing Balance coach meetodiga. ehk siis see tähendab seda, et sa võid olla siis, see on 9-päevane sertifitseerimisprogramm ja sa võid vaadata ka see link on heidiblomberg.ee
see link on vist natuke teine kui see eripakkumine, ma vaatan, et see on vist jah teine, see on see iseõppeprogramm, on see eripakkumine. Ma annan sulle teise lingi, jah, see on see iseõppeprogramm. Et kui sa tahad, võid ka tulla kohe iseõppeprogrammi, mis on juba eelmise kursuse siis nii-öelda salvestused. Omas tempos võid seda teha ja hästi ruttu saad ka teha, see ei pea 90 päeva minuga olema. Aga kui sa tahad tulla nüüd siia sellesse kohorti nii-öelda koosõppimisse, siis ma annan teise lingi sulle. Nii et ma õpetan sulle 4 võimsat tööriista sisemiseks muutuseks ja see sobib nii isiklikuks arenguks kui professionaalseks coaching'u või tervendamissessioonideks. Ja see on siis, siin ma õpetangi seda, ma kohe räägin, on siis 8 otseülekandega treeningkõnet, iga kõne on 90 minutit, otse minuga, nii nagu me praegu sinuga oleme siin. Ja iga kõnes on ka siis küsimused ja vastused. Sa saad Healing Balance'i coach'i tunnistuse. See on rahvusvaheline tunnistus, ma aitan sul rahvusvahelist kindlustust teha, kui sa tahad, see on täiesti akrediteeritud, et sa võid sellega tõesti võtta kliente vastu ja kindlustuse aitan ka sul ära teha, kui sa tahad teha välisklientidega. Samm-sammuline coaching'u ja tervendamise skript, ehk siis ma annan sulle ette täpselt siis, mida sa ütlema pead või kus see on, et sa saad nagu, mulle hästi meeldib selline asi, et kui mul on kindlalt nii-öelda to-do listid nii-öelda, et mida sa siis selle kliendiga tegema pead. Meil on 5 praktikasessiooni kogukonnaga, ehk siis mis see tähendab seda, et inimesed, kes on seal kursusel, saavad tulla siis praktiseerima, et sa õpid mingi asja ära ja siis me praktiseerime seda koos, on ju, et meil on sellised breakout ruumid nii-öelda, on ju, et sa saad oma partneriga, see ei salvestu need sessioonid küll, on ju, aga et mina organiseerin ja aitan sul siis seda teha, et kuidas sa täpselt siis saad teha neid asju. See kõik on Zoomis siis, on ju. Ja 5 coaching'u demonstratsiooni Heidilt, et ma annan ka sulle võimaluse, et sa saad tulla siis, ma teen demonstratsiooni, kuidas ma neid asju teen, on ju. Ja siis sa saad tulla vaatama neid demonstratsioone laivis, on ju. Ja salvestused üldjuhul, kui sa ei saa otse osaleda, siis on saadaval 48 tunni jooksul siis online portaalis, on ju, kui sa saad nad siis järgi vaadata oma ajal, mis iganes, kui sa töötad, on ju, meil on näiteks päevasel ajal, on ju. Ma olen teinud need demonstratsioonide või need praktika ajad, me oleme suht kokku leppinud nii, et kõik saaksid osaleda, eks, et selles mõttes me oleme üsna sellised liigutanud neid vahel ka, et kui kellelgi on näiteks õhtune töö või hommikune töö või teinud neid ikkagi nädala sees ära, mitte nädalavahetusel, et kõikidele sobiks. Boonuseks neile, kes tegutsevad kohe, on siis, kui sa nüüd otsustad tulla sinna, siis esimene boonus on tervendavate sessioonide raamatukogu. Seal on 30 sessiooni, mis on minu sessioonid klientidega salvestatud ja ligipääs Heidi kõige võimsamatele sessioonidele, mis me oleme teinud, et klient ongi tulnud selle teadmisega, et need salvestatakse ja jagatakse. Ja sessioonidel sa saad nagu ise ka nagu kliendile neid läbi teha. See on minu jaoks väga suur boonus, et sa ise saad kogeda täpselt nagu need kliendid seal, on ju, et see on kiireks eneseabiks igal ajal sobilik. Teine boonus on tee ise tervendamise muutuse protsess, Heidi süsteem eneseblokeeringute kiireks vabastamiseks on siis klientide suur lemmik, et selline, ma annan sulle selline pisike protsess, mis võib-olla võtab 15 minutit, aga kui sa tunned mõnel hommikul, et noh, täna ei ole see päike ei paista ikka sinna pilve tagant ja täna on kõik nii metsas on ju ja sa ei saa kuidagi ümber orienteeruda, siis ma annan selle sulle, et kuidas seda koheselt energeetiliselt teha. Et kui inimesed küsivad, Heidi, et kuidas sa täna jälle nii särav välja näed, siis sa tead, et võib-olla ma olen kasutanud sellist protsessi. Kolmas boonus on, kuidas leida 10 uut ideaalset klienti. Nii et ma olen selle koolituse kokku pannud, kuna ma näen, et põhiasi on see, et inimesed käivad mingil coach'i koolitusel ja siis nad ei tee mitte midagi. Nad käivad ära, see on tunnistus käes, on ju, ja nad ei praktiseeri ja nad ei tee mitte midagi, mitte kunagi nad ei tee sellega mitte midagi. Siis ma aitan sul kohe, et kui sa seda kõike teed, sa juba selle ajal, kui sa seda õpid, sa võid juba hakata töötama tegelikult ka väljaspool inimestega. Aga ma annan sulle sellise boonuse, kuidas leida 10 uut ideaalset klienti, praktiline strateegia Healing Balance coach'ina klientide leidmiseks, sisemine töö pluss välised sammud, on ju.
eks, et mida seda selleks teha, et sa saaksid päriselt neid kliente. Neljas boonus on, kuidas siduda meediat oma äriga, et noh, nagu siin tuli, on ju, Tiiu mainis, et tal on raamatupidamine, on ju, kuidas siis seda panna siis seda, kuidas teenida rohkem eristada, tuua väärtust sobib igale valdkonnale, on ju. Et kuidas see täpselt panna klappima sinu struktuuriga, võib-olla sul on juba mingi kindel nii-öelda kindel struktuur, kindel nišš, on ju, kuidas seda hakata tegema. Näiteks mul oli üks klient Saksamaalt, kes oli juriidilise haridusega ja tõlkis siis juriidilisi tekste, on ju. ai tulekuga, on ju, teate, mis on juhtunud, enamus tõlkijad on töötuks jäänud, on ju. Nüüd ta aitab siis hoopis coaching uga inimesi samas nišis, samad kliendid, aga teistmoodi lihtsalt, on ju. Nii et ja see pole veel kõik, on siis ka boonuseks neile, kes tegutsevad kohe, on siis 5. boonus, rahatransformatsiooni intensiivsündmus, on siis murran läbi oma rahakatu, saavad täiesti uus sissetulekute tase. Ja tavahind võiks olla sellel tõesti ma ei tea, 10 000 eurot ausalt öeldes, sellepärast et kui sa vaatad, mis sa saad teha seda arvutis, sa ei pea kuskil reisima, sa ei pea hotelle võtma, ma olen käinud koolitustel, kus ma pean reisima teise linna, teise riiki, kus ma olen pidanud maksma ööbimise eest, söögi eest, mujal sa saad teha seda täiesti oma graafiku alusel, on ju. erihind täna sulle on 497 eurot. Ja veel kõigeks ma tean, et on kuu lõpp, on ju, on keeruline võib-olla aeg, on ju, siin majanduses. Ma annan sulle ka kuumakse võimaluse 4 korda 149 eurot. Kallim on sellepärast, et meil peab siis konkreetselt raamatupidaja peab üle vaatama laekumisi ja võimaliselt võib-olla sulle kirjutama, inimtöö läheb juurde, kui sa maksad osamaksetena. Nii et kui sa korraga maksad, on korraga maksa. See on nüüd selleks, kui sa oled nõus andma mulle tagasisidet programmi lõpus. Kui sa ei soovi tagasisidet anda, on programmi hind 799 eurot. jah, siis sa isegi ei pea mulle mitte midagi ütlema, on ju, kuidas sulle seal meeldis või mida sa muudaksid või kas sa jäid üldse rahule, on ju. jah, nii et erihind on 497, kui sa annad mulle tagasisidet. Registreeru täna, on ju, et kuna ma ei saa seda gruppi väga palju võtta just sellepärast, et inimestel tulevad küsimused, on ju, nende tööriistade õppimisel 100% tulevad küsimused ja lihtsalt kuna meil on arvestatud 1,5 tundi maksimaalselt selle ühe kõne jaoks, ma ei saa võtta sinna väga palju inimesi osalema, sest lihtsalt ma ei saaks teid selliselt kvaliteetselt aidata, nagu ma tahan, on ju. Aga tule tee endale ja teistele kingitus, mis kestab kogu elu, nagu ma ütlesin, see siis tõesti kestab kogu elu, see on nagu midagi nagu jalgrattasõit, milles ära õppida, on ju. ja see ei ole ainult sertifikaat, see on siis kutse elada tõeliselt, et selles mõttes sa nagu saad ise ka väga palju ennast paremasse kohta selle kogemusega, on ju. nii et ma kohe vaatan selle ka siis, aga kui mul pole raha, on ju, siis ongi tule vabasta rahaplokid minuga, et sa saad juba vaadata sealt sessioonide raamatuga, seal rahablokkide sessioonid, on ju, et kuidas sellest tegutsema saada, on ju. ma juba aitan su sellega edasi ja ma annan sulle juba, et sa saad hakata seal töötama nendega, on ju. enne isegi, kui programm algab, sul on praegu kohe liitudes ligipääs nendele sessioonidele. Kellele see sobib? See kindlasti neile, kes tahavad kasvada, lõpetada enese takistamise, saboteerimise ja avada oma potentsiaali. kui sa tahad endal tegelikult ka nagu selle ai ajastu ajal nagu muuta omal siis seda olukorda, on ju, et sa ei jää lihtsalt ootama, kuni kõik asjad nagu kinni lähevad, on ju, või inimesi ei ole või kliente ei ole, siis tegelikult, kui sa nagu päriselt nagu aru saad, siis see on väga hea võimalus. Aga kui ma ei ole coach ja tahan seda enda jaoks ja kui sa ei taha kunagi kedagi coach ida, absoluutselt, mul on programmides olnud palju inimesi, kes teevadki seda ainult iseenda jaoks. jah, nad ei hakkagi kedagi kunagi coach ima, on ju. aga nad teevad enda jaoks, et ennast paremasse kohta saada. see on ka täitsa okei, on ju. sellepärast ma nagu arvangi, et kui sa juba midagi tahad, siis kui sa oskad seda teiste jaoks teha, sa pead oskama seda ka enda jaoks teha, on ju. et sa ei saa olla milleski väga hea, kui sa ise oled täiesti hot mess, on ju. on ju. on ju, sa ei ole autentne siis, on ju.
See saab pakendada erinevate sihtrühmade jaoks, näiteks juhtimise coach'i, meeskonna coach'id, online ettevõtjad, terapeudid, nii edasi. Et sa, ma arvan, et sa, kui sa nagu näed, et kas need tööriistad või need oskused, mida sa sellega saad, on ju, võib-olla see sertifikaat on ju avab sul uksi, on ju. Ja küsimus ongi, et kas sa oled valmis astuma järgmise sammu oma isiklikus ja professionaalses arengus ja see on täiesti piiramatult, et sul on see ligipääs programmi 365 päeva on nendel videotele. Kui sul on täiesti aeg seda teha, on ju, omas tempos ka aastaga, kui sa tahad see 90 päeva programmi teha, lõpus on siis teatud nõuded sertifitseerimiseks, on ju. aga aga sa võid seda teha täiesti siis, et kui sa ütled ka, et okei, ma võib-olla ei jõua teha, saad neid kõiki videosid järele vaadata, on ju, on ju. Mina alati soovitan otse osaleda, on ju, on ju. Kui sa tõesti ei saa, meil on olnud ka eelmises kohortis olid inimesed, mõned, kes ei saanud ühelgi kõnel osaleda otse ja ta lihtsalt tööaeg oli selline, aga ta on saatnud mulle imelisi tagasisidesid, ta kliendid on teinud blogiposte, on ju. Ta ei ole ühelgi praktikakõnel käinud, on ju. Et see on nagu, noh, see töötab ka siis, kui sa nagu ei ole otse, ma tahan seda öelda. Nii et see erihind, eks ole, on tõesti 497 eurot, see on 500 eurot, on ju. Nii et sa võid mõeldagi, et kas sa saaksid sellest, kui ruttu sul läheks aega, et see näiteks tagasi teenida, on ju. Et kui sa nagu ütleme nii, et sul on sessiooni ja mis su sessiooni hind võiks olla, kas 150 eurot tunnis või isegi kui sa küsid 50 eurot tunnis, on ju, siis 10 tundi on ju kellegagi tööd, on ju. Ma kindlasti soovitan rohkem küsida kui 50 eurot tunnis selliselt abi eest, on ju. Selle hinna sees on ka käibemaks, jah. Nii et mida siis ütlevad juba coaching programmiga liitunud õpilased, et siin on erinevad tagasisided, on ju. Et hetkel valdavad mind tugevad emotsioonid ja tänulikkus, tänulik Heidile, iseendale, kogu grupile, taipamine, et ees ootab suur töö, valikuvõimalusi on küllaga, millega, kellega töötada, mida pakkuda, on see, nagu su tüdruk ütles, et sisu ja isu ei saa otsa just. Et tegelikult sa nagu õpidki seal, et tegelikult noh, siit saab ka edasi minna, on ju, siit saab ka edasi selle programmiga minna, on ju, nii et need, kes iga kord tuleb ju erinev, on ju, erinevad inimesed tulevad, et ma ka ütlesin eelmisele kohortile, et kui nad tahavad, et neil on ka võimalus tulla siia kordama, on ju, sellepärast, et ma räägin ilmselt hoopis teistsugust juttu, kui ma räägin eelmistes videodes, on ju, sellepärast, et lihtsalt see ei ole nii ja ma saan sama juttu kogu aeg rääkida, ma lihtsalt ei oska niimoodi. Siin on nüüd eelmise kohordist Marise tagasiside. Iga mooduliga julgus kasvas ning sisemine rahu suurenes. Pärast koolitust olen tundnud, et minus on tekkinud palju rohkem rahu ja selgust. Sisemine müra, mis varem pidevalt segas, on justkui hajunud ja ma eristan nüüd paremini, mis on päriselt minu ja mis tuleb teiste ootustest. Olen hakanud järjest enam usaldama oma sisetunnet. Tunnen, et mul on rohkem julgust olla päriselt mina ise. Inspiratsioon, ideed ja kergus voolavad minuni palju loomulikumalt ja ma tunnen, et olen taas ühenduses oma sisemise valgusega. Kindlasti soovitan, see on elu muutev koolitus. Jah, Maris ütles sellesama programmi kohta. Nii et siin on veel kiirelt, siin on slaidid lõppesid ära. Nii et ma saadan sulle selle lingi, et kui sul nagu huvi on, siis me alustame juba mais ja mai keskel oli vist need kuupäevad. Nii, ma vaatan, kas ma leian selle õige lingi sulle, et sa saad vaadata. Ja seal on siis tõesti ma saadan sulle pärast sulle meili, jah. Et ma ei hakka praegu aega raiskama. Et sa saad nagu mõelda, et kas see on midagi sinu jaoks ja see eriboonused on siis eriboonused on siis 24 tundi on, et saada kõik boonused ja siis see kõige suurem boonus ka. Nii et kui sa tahad, aga see uksed on meil lahti kuni siis mai keskpaigani, on ju. Peale emadepäeva algab see kursus. Nii et sa ei pea, ma ei taha, et sa kuidagi tunned, et ma pean nüüd kindlasti täna ära ostma või ma jään ilma, et pean oma toiduraha mängu panema, et ma ei taha, et sa seda tunned. Aga neile, kes kohe tegutsevad, siis neil on ikkagi, mulle meeldib panna eriboonus, see rahatransformatsiooni ürituse boonus on siis
24 tundi, aga teised boonused on kuni alguseni sa tuled, on ju. Ja see on siis tõesti ainult neile, kes siin webinaril osalesid. Nii et ma teen veel mõne webinari veel, aga ilmselt see siis ma müün natuke teistsuguse hinnaga. Ma loodan, et sul oli siit kaasa võtta, et sa võid mõelda, kas sa tahad sellega kaasa sellele teekonnale tulla 90 päeva. Kord nädalas on siis moodul ja kord nädalas on siis kuskil praktikakõne. No, päris kord nädalas ei ole praktikakõne, need kuupäevad on ka sul väljas seal, et mis ma olen nagu näinud, et kui on vaja praktikakõnesid aegu nihutada, siis me saame neid koos teha, aga moodulite ajad on põhimõtteliselt paigas. Ja nagu ma ütlesin, sa ei pea seal otse osalema moodulil, küll ma väga soovitan sul osaleda, sellepärast et sul võib tulla küsimusi. Jah, et alati mina ütlen, et küsimused on väga head, ühtegi lolli küsimust ei ole ja küsimused on väga hea, sul võib-olla hakkavad mingid ühenduslülid näiteks tulema kokku, et võib-olla sa oled mingeid meetodeid õppinud või oma kogemused, kuidas sa saad näiteks oma klientidega juba rakendada, võib-olla sul on olemasolevad kliendid juba, kellega sa saaksid midagi hakata kohe rakendama. Okei, aga ma täna lõpetan sinuga ja ma saadan siis selle lingi sulle siia, kui sa kirja panid siia webinarile. Ja sa võid siis mõelda, et kas see on midagi, mida sa tahad õppida juurde ja lisada selle coaching'u enda tööriistakohvrisse. Okei, tšau.